mul on hea meel teid tervitada siin Tartu ringkonna nimel ja meie erakonna nimel. Mul on hea meel, et hoolimata suhteliselt varastest tundidest on meid siiski suhteliselt heal tasemel kokku tulnud. Need, kes ei tulnud, need võib-olla saavad veel kunagi võimaluse, aga need, kes tulid, ma usun, et on saanud unikaalse võimaluse kohtuda. Ma arvan, et Euroopa ühe tuntuima konservatiiviga, võib-olla ka Euroopa tuntuima parlamendi liikmega. On heaks tavaks see, et enne kui peaesinejale sõna antakse, saadetakse lavale soojendusbänd ja soojendusbändil on ikka komme ajada midagi muud, mis ei puutu päris teemasse, aga ometi asjaga kuidagi pidi seotud on. Kuu pärast on Europarlamendi valimised. Täna on peaesineja Jaak Madisson, kellele ma ka nüüd mikrofoni annan, aga Jaak juba ütles ennetavalt, et tema vist mikrofoni ei vajagi või kuidas sul on. Nii et tere tulemast, Jaak Madisson! Kuuleb? Kuule väga hästi, väga hea. Ja meil on sama asi Pärnus paar nädalat tagasi, et oli ka mikrofoni pakkumine, saal natuke suurem, aga siis ma tundsin kuidagi mugavam, teate, ilma mikrofonita, et saab kuidagi ehedamalt ja see on käed vabad ja kuigi on ka peamikker olemas, aga seega. Ma just praegu ma mängisin kaameramees, ma tegin Silverist video, et ikkagi peab mõtlema kohalikele valimistele ja reklaamisele, et nüüd on meil just kõik see lindis. See, kuidas ta lubas, et tuleb tuua muutusi Tartusse. Seega saab kohe panna valijatele üles jooksvat video. Teine asi muidugi suur aitäh Silverile, sest et kogu selle ürituse mõte tuli Silverilt ja Tartu ringkonna juhatuselt. Ja loomulikult me omalt poolt aitasime kaasa ja ütlesime, et kui on vaja kulusid katta, siin ikkagi kohvilauakene, inimesed tahavad kohvi ja pirukat ja soojas ruumis istuda, et ei ole probleemi, et küll me leiame need vahendid ja aitame ürituse ilusti ellu viia. Aga algatus tuli siitpoolt, seega meie lihtsalt olime õnnelikud, et on olemas aktiivne Tartu ringkonna aktiiv, kes soovib teha üritusi, seega esiteks suur tänu Silverile ja tema abilistele, kes selle üldse tegid. Teine asi on see, et kui te näete reklaame vahepeal siin, eks ole, kuna on siin identiteet ja demokraatia, siis see on nii-öelda parlamendi bürokraatia selleks, et siis Euroopa Liidu maksumaksja, enamjaolt Saksa maksumaksja, tasuks meie kohvi ja ruumi eest ja nende kõikide mingite meenete eest, siis peavad olema ka reklaamid väljas. Me pärast esitame pildid, et näete, kõik oli ametlikult tehtud ilusti, logod on kuvatud ja ühtegi reeglit me rikkunud ei ole. Seetõttu peavad logod olema väljas. Ja mis tähendab ka seda, et laua peal seal siit ruumist väljas, mis on need vihmavarjud on eriti head, kuna pimedal ajal, kui näete kahtlasi inimesi tänavate peal, eriti tänasel päeval rohkem tekib, siis see on 2 ühes, kaitseb vihma eest ja kaitseb mölakate eest. Seega saate ilusti vihmavarjuga siis ennast kaitsta ja samas ka siis vihma eest varjuda. Ja need on siis loomulikult tasuta, need on meil juba tükk aega tagasi parlamendis tellitud meened, kus on siis muidugi peab olema meie poliitgrupi logo, aga samas ka EKRE logo. Et ikkagi siis iga tartlane näeks, kus liiguvad EKRE toetajad vihmavarjudega. Seega kandke uhkelt, samas on väga tugevad ja head, tuulega pole ära lennanud, nii et ei ole väga just kõige kehvem kraam. Ja ei saa ka mingid soojakotikesed, ma pole neid küll kasutanud ja ma pole aru saanud, kuidas neid kasutada, aga kui keegi teab, kuidas neid kasutada, siis jumala pärast võtke. Ja pastakaid ka, millega kidutada. Võin lohutada, et erinevalt Riigikogu valimistest, kus enamus meened, mis inimestel jagatakse tasuta, on kinni makstud muidugi maksumaksja raha eest. Aga inimestel on imelikult hea meel nende üle alati, et nad tunnevad, et saavad kingituse endale pastaka ja õhupalli ja siis nad ise ei mõtle selle peale, et mis sa arvad, kes ostis need. Et see, kui erakond tellib, tähendab seda, et see tuleb ju erakonna riigieelarvest toetusest üldjuhul ja riigieelarve tuleb maksumaksjate rahast. Nende meenetega on tore muidugi see, et Eesti maksumaksja osakaal on seal hästi väikene õnneks, et seega võib-olla mõni sent. Et üldiselt Saksa, Prantsuse maksumaksja on ostnud meile vihmavarjud, nii et aitäh neile. Aga töö juurde ka. Ma arvan, et kõik need sellised nagu vestlusringi, ja muidugi kolmas asi veel. Silver, kui pakkus mulle välja kuupäeva ja kellaaega, ütles mulle 11.00 hommikul, ma ütlesin nagu, ma ei tea, kas sa oled nagu
Tartu vaim nagu, et selles mõttes, et kes teeb kell 11 laupäeva hommikul üritusi, aga okei, kui kell 11, siis 11, pole probleemi, ma hakkan kell 8 sõitma ja me jõuame kohale ilusti. Saame veel kohvi ka juua ja, aga igastahes jah, mul järgmine nädal on Viljandimaa ringkond, tahtis teha ka üritust. Ma ütlesin, teeme ära, kui on koha peal inimestele aktivismi ja soovi teha, siis meie igati aitame kaasa ja oleme nõus tegema. Aga Kolga Jaanis on meil kell 4 pärastlõunal laupäeval. Et seega Viljandimaa ikkagi sellised mulgid on natukene laisemad, ütleme tarmukamad, et selles mõttes, et võib-olla, aga tartlased on aktivistid, väga tore. Seega jah, see on imetlusväärne, kui vara suudab Silver ajada inimesed välja. Aga töö juurde, tavaliselt me teeme ürituse niimoodi, et võib-olla markeerida paar-kolm oluliselt teemat, mis on minu arvates olulised, aga tihti on huvitavad teemad tulevad ikkagi siis, kui on mingeid küsimusi ja tekib elavam arutelu nendel teemadel, mis päriselt huvi pakuvad. Et ei oleks mingisugune nagu privaatne monoloog sellest, mis mulle endale väga meeldib ja meeldib kuulata, vaid pigem ikkagi see, et mis tekitab küsimusi, ma ei tea, on see siis meedias tekkinud küsimusi või sotsiaalmeedias tekkinud küsimusi või sisepoliitikast. Ma pean muidugi ettevaatlik olema sisepoliitika kommenteerimisega, kuna tihti on inimesi, kellele mõned asjad ei meeldi. Aga noh, eks me kontrollin oma keelt. Aga Euroopa Liidust. No põhimõtteliselt, kui me markeerime võib-olla veerand tunniga ära paar-kolm teemat, et me saaksime minna elavalt arutelu juurde, siis esimene asi, põhimõtteliselt kõik valmistuvad valimisteks. Täpselt 2 päeva, vähem kui 7 kuud on jäänud valimisteni, mis tähendab seda, et november on tegelikult viimane kuu, kui veel Euroopa Komisjon töötab nii-öelda tavapäraselt, tõmbab otsi kokku, sest detsember on juba jõulukuu ja jaanuarist on juba põhimõtteliselt hakatakse mõtlema, et mis riigid saavad mis voliniku kohad, mis saab olema see poliitiline tasakaal parlamendis, sest lõpuks järgmise Euroopa Komisjoni presidendi peab ju valima Europarlament ja kõik sõltub ju sellest, et kuidas saavad kokkuleppele suuremad fraktsioonid, nii et see viimane kuu aega enne seda jõule ongi selline päris tööaeg ja seega, kus üritatakse veel joont alla tõmmata viimastele asjadele. Ja viimased asjad, mis need on? Meil just oli täna laupäev, kolmapäev, neljapäev oli siis mini-täiskogu istungid Brüsselis. Te ju teate, et ka Brüsselis Euroopa Parlamendis on olemas täiskogu saal. Suur saal, kus 800 inimest mahub istuma ja koos ametnikega. Aga seda suurt saali Brüsselis kasutatakse Europarlamendi jaoks 4 korda aastas. Kord kvartalis, kui on nii-öelda siis mini-täiskogu istung, mis on 2 päeva. Sest kõik põhitäiskogu istungid, kus siis päriselt parlament koguneb iga kuu nädalaks ajaks, on Strasbourgis. Ja kui ma kiiresti võib-olla markeerin, et keegi teab põhjust, miks see on Strasbourgis? Ei tea. Ma võin seletada ära siis. Et alguses, see on muidugi nali, see on muidugi vist päris tõsine nali ka, aga see on ka üks fakt. Et kunagi siis teise maailmasõja järgselt, kui loodi Euroopa söö- ja terasühendus, 6 riiki olid algatajad selleks, et sõdu enam poleks. No, idee on algselt hea. Keegi ei saa vastu vaielda. Et kui Saksa ja Prantsusmaa suudavad kokku leppida, et üritame ennast kokku siduda majanduslikult, et ei oleks kasulik ennast üksteist väga maha tappa. Ja see laienes edasi majandusühenduseks ja nii edasi. Ja lõpuks siis arutati 1979 esimest korda Euroopa Parlament. Ja kui seda arutati juba 60-ndatel, et kus saab olema see siis Euroopa keskus, siis kunagi siis Euroopa Liidu algusaegadel veel Churchill oli elus, siis väidetavalt, siis oli ka Suurbritannia oli seal mängus sees. Siis oli küsitud Churchilli käest, et tema oli see nii-öelda kaalukeelu Saksa-Prantsuse teljel. Et meil on 3 varianti, kuhu teha siis Euroopa tuleviku suure ühenduse keskus. Üks oli Nizza, teine oli Strasbourg ja 3. ma mäleta, aga oli väike koht kuskil Prantsusmaal. Ja siis ta oli küsinud, et kuhu on kõige raskem pääseda? Kõige raskemad ühendused, kuhu lennukid ei lenda ja kuhu rongid ei sõida põhiselt. Öeldi Strasbourg, siis me teemegi sinna. Meie tahame, et on Strasbourgis. Ja ega midagi pole muutunud, sest mõttes lennuühendused on nagu Kuressaares. Päriselt, selles mõttes, et sul põhilennuühendused on Pariisiga ja Marseille'ga ja Amsterdamiga ja Frankfurdiga 1 kord päevas. Et seega lennata sinna väga ei saa, näiteks kuskilt Ida-Euroopast või Põhja-Euroopast. Sa pead lendama Frankfurti ja siis 2-3 tundi bussi või rongiga sõitma. Seega Euroopa Parlament on tegutsenud Strasbourgis juba ligi 50 aastat, aga ühendused on samasugused. Aga kuna see sai sinna kirjutatud kunagi siis Euroopa Liidu aluslepingutesse, põhiseadusesse, et Euroopa Parlamendi ametlik koht on Strasbourg ja peavad toimuma istungid vähemalt 12 korda aastas ehk keskmiselt 1 kord kuus, siis parlament ongi seal. Ja seetõttu iga kuu rekkatäied viiakse materjali koos paberite ja dokumentidega, koos 1000 ametnikega Brüsselist Strasbourgi 4 päevaks ja reedel liiguvad kõik tagasi.
ja nii iga kuu. Jah, no kõik, sest seal ikkagi ütleme sellist digimajandust ei ole nagu meil, et kõik on paberkandjal ikkagi. Ja siis rongid on täis ametnikke, on eri rongid pandud käima, kus siis 1000 ametnikud saavad minna tööle 4 päevaks. Noh, rohepöörde nagu kõrgem pilotaaž, et kahtlemata CO2 üldse ei paisku õhku. Aga ilmselgelt prantslased pole nõus sellest loobuma. No miks nad peaks loobuma sellest, sest et sul iga kuu on, linn on täis 1000 inimesi, hotellid on täis, restoran on täis ja põhimõtteliselt on nagu meeletu eelarvetulu. See on arusaadav. Aga samal Brüssel on niisugune nagu poliitiline keskus. Euroopa Komisjon on lähedal, kõik komisjoni istungid on Brüsselis, kõik muud delegatsiooni kohtumised, kõik on Brüsselis. Seega Strasbourg on see põhikoht, kus on parlament. Aga tulles jutu juurde tagasi, siis 4 korda aastas saab ka siis Brüsseli suur saal täis inimesi tänu mini-istungitele. Ja nüüd siis oligi meil mini-istungid kolmapäeval, neljapäeval, kui näiteks üks siis selle nii-öelda rohepöörde paketi eelnõu oli hääletusel, milleks oli siis kütuse heitenormide karmistamine. Et praegu on siis kõik, mida me tangime sisse autodesse, on euro 6 ja nüüd siis töötatakse välja euro 7. Et siis vähendada siis keskkonnamõjusid ja CO2 heitmeid. Lõpuks, mis hääletusele läks, on parem, kui alguses Euroopa Komisjon tahtis, et lõpuks siis liikmesriigid, eelkõige Saksamaa, natuke seda pehmendasid, kuna valimised on tulemas. Seega väga hull see ei tule, aga natuke jällegi modifitseeritakse siit-sealt, et karmistada nõudeid. Kõike keskkonna nimel muidugi. Aga mis omakorda tähendab seda, et küsimus selle kasuefektis on kaheldav, sest see on umbes nagu biolisandi kohustusega, et lõpuks biolisandi lisamine kütusele on tegelikult keskkonna kahjulikum. Sest biolisandi tootmine ei ole mitte just nagu keskkonnasõbralik. Ja see jalajälg, ütleme, mis on autotööstusele, on veel suurem. No umbes sama asi nagu plastkõrtega, et see oli ka veel paar aastat tagasi kaotasti plastkõrred ära selleks, et päästa loodust. Lõpuks tuli välja, et hoopis asendusaine, mis on papist ja siis paberist kõrred, on keemiliselt töödeldud, nii et nad tapavad rohkem inimesi keemiliste mõjudega, kui seda teevad plastkõrred maailmas. Nii et lõpuks tagajärg oli hullem, kui oli algne eesmärk. Aga näiteks see oli siis üks eelnõu, mis oli nagu rohepöördes, kütusenormide karmistamine. Siis loomulikult näiteks oktoobri lõpus oli Euroopa Ülemkogu. Euroopa Ülemkogu on siis see, kus valitsusjuhid kohtuvad, kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide peaministrid saavad kokku, tavaliselt Luksemburgis, istuvad maha ja see on päevakord ees, mida me arutame, üritame kokku leppida. Ja viimane kord oli jällegi, et kuidas siis rakendada lõplikult migratsioonipakti. No see on niisugune nii-öelda vana heietatud teema aastast 2019 juba, kui Euroopa siis komisjon, siseasjade volinik Ylva Johansson, kes on nüüd korruptsiooniskandaalis muideks, nädal aega tagasi tuli uudis, et nüüd, kui siis suurte poliitfraktsioonide esindajad, ehk siis nii-öelda peavoolu esindajad esitasid kaebuse Ylva Johanssoni peale, kuna ta on seotud lobigruppidega. Ehk siis lobigruppidega ja kelle huve ta on esindanud Euroopa Komisjonis, et töötada välja Euroopa Liidu seadusandlust, mis teeniks nende lobigruppide huve. Ehk siis niisugune korruptsiooni kahtlus on praegu üleval. Aga see sama Ylva Johansson, kes kunagi noores põlves oli Rootsi kommunist 80-ndatel, siis 90-ndatel liitus sotsiaaldemokraatidega, on täna siseasjade volinik ehk vastutab kogu siseturvalisuse eest. Piirivalve, sisseränne, immigratsioon. Ja tema tuli välja migratsioonipakti ideega. See pakt oli 3000 lehekülge pikk. No mitte ükski inimene seda läbi ei suuda lugeda üksinda. Paktist 80% on täiesti mõistlik. Täiesti mõistlik. Ma just esmaspäeval jälle vahemärkust, et mul tuleb häid ideid vahepeale. Ma seda midagi teha. Ma käin tihti, kui ma olen Eestis, ma tahaks 3-4 päeva nädalas olen Brüsselis või Strasbourgis ja siis tulen koju tagasi. Et ega ma seal ei ela püsivalt. Ja tavaliselt esmaspäeval lähen ma ära. Aga esmaspäeva õhtul ma olin kodus ja pidin teise hommikul minema. Ja siis, kui ma kodus olen, ma käin trennis. Aga ma käin trennis tavaliselt Riigikogu jõusaalis. Sest tavaliselt on tühi. Ja hea mugav minna. Pole pikk maa Tallinnas. Ja sattusin siis trennis kokku Jüri Ratasega. Ja Ratas küsib mu käes ka, et mis minu arvates saavad olema põhiteemad eurovalimistel. Sest tema ju kandideerib ka. Üritab siis seletada Yana Toomi. Ma ütlesin, ma ei tea, et eks siis niikuinii saab olema julgeolek, Venemaa. Samas Venemaa teema reformi poolt ei ole enam usutav, kuna kuidas tuleb rääkima Reformierakond Venemaa ohust, kui samal ajal peaminister paneb taskusse raha Venemaalt. See teema nende jaoks ütleme, ebasobiv lihtsalt. Et sa ründad teisi erakondi, kellel pole ühtegi abikaasat, kes ajaks venelastega äri samal ajal, kui sõda käib. No ei klapi hästi. Siis ma ütlesin, kindlasti tuleb rohepööre. Ma ütlesin, aga rohepööre oleme ainsad meie, kes räägime sellest, et see teeb elu kallimaks, see teeb kütuseliitri kallimaks, see teeb transpordi kallimaks ja lõpuks inimeste elu läheb vaesemaks selleks, et täita mingisugust utopistlikku plaani. Kindlasti migratsioon.
ja siis ma ütlesin Jürile, näed, migratsioonipakt. Ja siis ta nagu täiesti naiivselt nagu ütlebki nagu, et me oleme omavahel kahekesi, et ütleb, et no aga see on ju, isest nagu seal on ju head eesmärgid ka. Et umbes, et kontrollida inimesi, kes no, ütleme, jõuavad siia, teha taustakontroll, sõrmejälgide võtmine, nagu tagasisaatmine. Ma ütlesin, jaa, Jüri, aga sa oled olnud peaminister, sa peaks teadma, et see kõik on täna võimalik. Selleks ei ole vaja pakti. Selleks pole mitte ühtegi uut migratsioonipakti selleks, et teostada ja rakendada olemasolevat õigust. Olemasolev õigus ütleb, et inimene, kel puudub õigus asüülile, tuleb tagasi saata. Probleem on selles, et riigid ei saada tagasi. Sest see on poliitiline valik. Mitte probleemi ei ole selles, et seadus keelab. Ei keela. No, sama asi, kui kuu aega tagasi tapeti 2 Rootsi jalgpallifänni Brüsselis. Ühe Tuneesia immigrandi poolt. Inimene saabus 2013-2014 juba Euroopasse, jõudis Belgiasse, sai eitama vastuse, siis ta liikus Rootsi, tuli Rootsist tagasi Belgiasse. Belgia politsei teadis, et ta aastas 2018 Belgias illegaalina ja liigub vabalt ringi. Ja mitte keegi tagasi saada. Ja lõpuks lasi 2 inimest maha. Aga selleks, et Belgia saaks tagasi saata illegaali, pole mingit probleemi. Jumala pärast. Aga lõpuks oli kas 2015 või 2016, kui Belgia muutis poliitikat, et kui varasemalt siis inimene, kes ei saanud asüüli, õigust jääda riiki, pandi nii-öelda eskordi saatel lennuki peale saati tagasi. Niimoodi, et oli kontrollitud, et inimene lennuki peale viiakse minema. Aga selleks, et raha kokku hoida, no kuna see võtab ju raha ja ressurssi, siis andis see paber kätte, teil puudub õigus viibida Belgias, palun lahkuge riigist. Ta võtab selle paberi ja läheb peldikusse. Ja sa ei tea, kus inimene on. Sama asi Saksamaaga, et ma täna statistikat ei tea täpselt, ma pole praegu vaadanud, aga 2016, kui oli see suurim sisserändelaine, siis 40% inimestest Saksamaal, kes ei saanud õigust jääda Saksamaale ehk illegaalid, 40% neist ehk ligi iga teine ei olnud tagasi saatud. Ja mitte keegi ei teadnud, kus need inimesed on. Kas on Saksamaal või Rootsis või Prantsusmaal, kus iganes, sest piirid on lahti. Ja leia üles nüüd slummidest ja getodest need inimesed, eks ole, kes on nüüd see õige Mohamed, kes võib olla Saksamaal ja Mohamed, kes peaks tagasi minema. No ei leia. Aga selleks pole migratsioonipakti vaja, et neid tagasi saata. See seadus on kõik olemas. See kontrollimine piiri peal, see kõik on tehtav. Sul ei ole mitte mingit pakti vaja selleks. Aga pakti, ma ütlesin Jürile, vaata, probleem on selles, et see 20%, see on see saatane detail. Sest seal on see kohustuslik solidaarsust. Sest viimased pool aastat, alates sellest kevadest, kui hakkas sisseränne tõusma meeletult Itaaliasse, enamus neist tuleb läbi Lampedusa saare. Meie poliitgrupp käis just Lampedusa saare nüüd 1,5 kuud tagasi. Ja käisime siis selles hotspotis, ehk siis see koht, kus need inimesed esimesena viiakse paariks päevaks. Ja seal 1,5 päeva jooksul jõudis sisse 8000 inimest. No umbes 100 inimest paadis, ehk siis umbes 80 paati 1,5 päevaga. Ja päev enne, kui me sinna Lampedusale jõudsime, sinna põhilaagrisse, oli see laager tühjaks tehtud. Juhuslikult. Väeti, et jaa, et me viimegi need, nad viivadki muidu. Nad viivad eralennukitega. Ehk siis Euroopa Liit rahastab ka nii siis nii-öelda lennukite tellimist, et inimesi kiiremini ja mugavamalt ja säästlikumalt viia siis Lampedusa saarelt suurematesse laagritesse Itaalias. Ja kui nad siis algul viiakse näiteks Sitsiiliasse, Lõuna-Itaaliasse, siis nad isegi ütlesid täiesti avalikult, et kuna inimesed on väga palju üle elanud emotsionaalselt ja nad on väga haavatavad hingeliselt, siis selleks, et nad ei peaks umbes 7-8 tundi bussiga loksuma Lõuna-Itaalia päikese käest Põhja-Itaalia laagritesse, viiakse nad lennukiga. See on imeline nagu. Ja siis kui ma küsisin, et kuulge, et te peate teadma sellega Itaalia valitsuse esindaja, et mis on umbes selle aasta eelarve, et kui aasta pole veel möödas, jah, see võib kõikuda siia-sinna, aga suurusjärk te ju teete, et kui palju, ütleme, 3 korda päevas toitlustus seal olemas, soe toit, ehk siis umbes 15 000 toiduportsjonit päevas, siis on transport, eks ole, majutus, arstlik ülevaatus, registreerimine, et kui palju see umbes selle aasta eelarve umbes on, kui palju me räägime miljonitest või miljarditest. Me ei oska praegu öelda seda. Tõesti, ei oska öelda. Te teate, et poliitgrupp tuleb siia, te olete Itaalia valitsuse esindaja, te tulete ametlikult vastama küsimustele, aga seda rahasummat ei tea muidugi. Ei, seda ei tea. Igast te öeldki midagi. Vot, aga ja siis ma räägin Jürile sellest 20%-st, et näete nüüd kevadest saadik, eks ole, Europarlament räägib sellest, et enam ei piisa solidaarsusest. Meil on vaja see inglise keeles väljend mandatory solidarity. Kohustuslik solidaarsus. Ehk enam ei saa olla niimoodi, et me aitame heast südamest või sellest, et näete, et naabril on kehv ja anname natuke abi ja sa pead kohustuslikult aitama. Ja siis keegi kolmas osapool hindab, kas see on piisav solidaarsus või on vaja juurde panna. Ja see ongi migratsioonipakti see kõige see kehvem osa sellest 20%-st.
Ehk et kui riik satub selle rändesurve alla, hästi palju inimesi jõuab riiki, näiteks Itaaliasse, on see aasta jõudnud üle 200 000 inimese. Itaalia kuulutab välja hädaolukorra, palub Euroopa Komisjonilt abi, me ei suuda enam toime tulla. Ja siis Euroopa Komisjon pöördub liikmesriikide poole öeldes, näete, Itaalia vajab abi. Ja siis on liikmesriikidele võimalus, 2 varianti. Kas abistada algul siis näiteks tehnikaga, ma ei tea, inimmeeskond, ma ei tea, saadetakse 10 politseinikku Itaaliasse, aitamaks registreerida piiri peal inimesi, sõrmejälgi võtma. Eks riik ütleb, et meie ressurss võimaldab seda, 10 politseiniametnikku läheb Eestist Itaaliasse, nii nagu 2015-16 oli ka Kreekaga. Või me saadame näiteks, ma ei tea, ühe oma, siis ma ei tea, mingi ühe kopteri 2, mis meil on, saadame sinna ära näiteks, noh, okei, see on meie vaba valik. Ja teine variant, mis riik saab kohe teha, on see, et me võtame kohe näiteks 200 või 2000 inimest endale. Aga siis, kui Euroopa Komisjoni siis loodav asutus selle pakti kohaselt hindab liikmesriikide siis seda solidaarsust. Ja kui see komisjoni loodud asutus leiab, et kuulge, teate siin Eesti ja Läti, te pole piisavalt osutunud abi. Siis on võimalik öelda, et ikkagi see abi pole piisav, see ränne liiga suur, Itaalia suure surve all, aina rohkem tuleb inimesi sisse ja Kreekasse tuleb. Te peate vastu võtma näiteks vastavalt oma majandusele, riigi suurusele mingi ports inimesi. Noh, 2016 oli see 550 inimest. Okei, võib-olla nüüd 1000 inimest. Ja kui riik ütleb nüüd, kuulge, teate, et ei taha väga võtta 1000 inimest, et me ei tea, kus nad pärit on ja esimese kogemuse, kui me võtsime 100 inimest vastu 2016-17, siis esimese 100 inimese seas oli 2 perekonda, kus ühes perekonnas naine pandi põlema ja teises peres peaaegu pandi põlema. Et see nagu protsent tõenäosus sellele, et uuesti pannakse keegi põlema väga kõrge. Noh, suht kõrge. Me pigem nagu eelistame mitte võtta. Me pigem oleme nõus aitama teistpoodi. Siis ei. Kui te vastu ei võta, siis te peate maksma, see summa on umbes 20 000 eurot inimese kohta, siis sellele riigile, kes võtab vastu. Kes võib-olla, ma ei tea, Rumeenia ütleb, et pole probleemi, andke need Eestile määrad 1000 jubinat siia, me võtame raha endale. Eesti peab maksma sellisel juhul Rumeeniale 20 000 eurot korda inimene. Noh, mis siis 1000 inimese kohta, 20 korda 1000 on umbes 2 miljonit või 20 miljonit. Jah, räägime miljonitest. Nii et siis Eesti on kohustus maksma näiteks Rumeeniale, kes võtab need inimesed vastu. Ja siis Jüri oli selle peale, et ei ole ju päris kohustuslik niimoodi, ei ole. Siin loe, see on kirjas ju. Päriselt lähme nagu eurovalimiste kampaaniasse nagu sellega, et isegi meil nagu osad põhikandidaadid ei tea, mida tähendab migratsioonipakti sisu, mille üle me üldse vaidleme. Kui sa tuled debatile näiteks, ma ei tea, mai lõpus järgmine aasta ja ütled Eesti rahvale, ei, seal pole kohustuslikku asju migratsioonipaktis, siis on inimesi, kes kahjuks usub sind. Sest Jüri on viisakas inimene, ta ju ei valeta. Osade jaoks, mitte minu jaoks, osade jaoks ei valeta. Hääletabki, aga Jüri rahustab maha, näete, ei ole kohustuslikku midagi ja mina olen see loll, kes ütleb, ei on küll kohustuslik. No kes mind usub võib-olla, eks ole, mõned ei usu, sa hirmutad ja oled ksenofoob ja tekitab paanikat. Ei tule siia keegi, meil on külm ilm ja keegi ei taha meile tulla ja meil on vaene maa ka ja no ma ei tea, käid Mustamäel ringi väga tahavad tulla. No, et Tartus on vähem, aga Mustamäel on päris palju. Millega pärast neid ei heiduta sombune kehv film novembrikuus või -20 veebruaris. Ikka tulevad. Et see nagu argument nagu väga ei päde, sest ega Rootsis pole ilusam ilm või parem kliima. Et, aga see ongi, et meil on vaja endal aru saada päriselt, millest me räägime, et mis on päriselt kirjas, mis on nagu see pakti olemus. Aga jällegi, tõenäoliselt migratsioonipakt võib-olla osade parteide poolt tõmmatakse korraks maha, et rahustamaks ühiskonda enne valimisi, selleks, et ikkagi siis inimene ei oleks väga ärevil, arvaks, et üks erakond hirmutab ühiskonda, aga näete, mitte keegi teine ei räägi sellest, Isamaa ei räägi, järelikult pole probleemi. Anname varem viisakalt inimestele hääle, kuna nad on rahulikud ja toredad ja peale valimisi saame jälle petta, issakene, kust tuli kohus võtta 1000 inimest vastu, meie pole nõus sellega, lähme protestima. Ja kurat, kus te valimistel olite? Veidi hilja. Et jah, igastahes migratsioonipakt on üks põhiline teema olnud, siis rohepööre. Ma ei tea, kes tahab rääkida digieurost? Ei taha. On, see ma ei ole väga krüptoraha ekspert, ma ei ole. Ma tean inimesi, mul on tuttavaid, kes on mitte investeerimine, see spekuleerimine, see pole investeerimine. Krüptorahas teate Bitcoini ja kõik see vaata, mis on see hull ühiskonna meelsus käis üle, kus teatud ports inimesi pani oma viimasest säästu kuskile krüptosse, arvates, et see on nüüd tuleviku raha ja nüüd me oleme miljonärid kohe. Ja siis, kui see kukkus 3 kordselt, siis oli kõigil paanika lahti, kus mu raha kadus? See on umbes sama asi, et ma ei tea, annad nagu võõrale inimesele telefonis oma PIN-koodid, pangakontod ja siis imestad, kus 30 000 eurot kadus. Muidugi koob.
aga igastahes on inimesi olnud viimastel päevadel, mulle ka, kes on kirjutanud, ma ei ole küll pikalt vastanud, kui noh, mis sa selle vastad, et see on pigem nagu, see on niivõrd pikk teema, kus on nagu võimatu hakata nagu rääkima nagu lühilausetega sellest, mis asi on digiraha. Aga ma saatsin Silverile kusjuures, jah, ma saatsin Eesti valitsuse seisukohad siis digieuro osas. See tavaliselt kõik, kui Eesti valitsus võtab mingid seisukohad ja teeb oma arvamused mingi Euroopa Liiduga seotud asjades, siis need tulevad ka Europarlamendi liikmete meilile justi. Läks igavaks ära, tead. Ei, ma nali. Tal on kohustused. Paraku algab kell 12 matus, aga Jaagu juures ma ei läheks siial ära muidugi. Varsti sõnus meile. Aga siis oli ka üks see digiraha küsimus ja viimastel päevadel on ka mingid videod liikunud kuskil sotsiaalmeedias ja YouTube'is, kus räägitakse digieurost. Ja on nagu, no ma ütleks 95% inimesi, keda ei huvita see teema üldse ja väga väike grupp inimesi, keda see huvitab ja on siis 1% inimesi, kes võib-olla tõmbab isegi veel üle võlli selle teemaga. Ehk et millega on tulnud Euroopa Keskpank välja koos Euroopa Liiduga ja komisjoniga. Plaanid tahetakse luua siis nii-öelda digitaalset eurot. Aga selline nagu suhteliselt huvitav kontseptsioon, kus isegi nagu enamusel meest on raske nagu aru saada, mis on sellest erinevus eurodega, mis on pangakaardil. Et kuidas see nagu, mis see muutub? Ma võin rääkida probleemist, mis on meie jaoks probleem, sisuline probleem. Sisuline probleem on see, et Euroopa Keskpanga mõju kasvab ja Euroopa Liidu mõju kasvab. Ehk et kui finantsturge ja valuutat siis integreeritakse veelgi sügavamalt kokku, siis probleem on selles, kui me oleme kõik kätti jalgupidi seotud juba täna niikuinii eurotsooniga, siis kui tuleb ka digieuro, siis lihtsalt me oleme veel tihedamalt. Ehk et mida rohkem, ütleme, seal on probleemid sellega, mida ka Eesti valitsus tundis väga muret, ma lugesin seletuskirja kõik läbi ilusti arvamuse. Ja mis on ka enamus Euroopa riikide probleem, on selles, et mingi digieuro tähendab seda, et on olemas uus nagu maksevahend, mis on nagu ametlikult euro, aga ta digitaalne euro. Mis tähendab seda, et kui sul ei ole digitaalne euro, mida siis annab välja Euroopa Keskpank, siis seda peavad aktsepteerima kõik asutused. Ma ei tea, kõik poed, restoranid, see spa, tahate minna spaasse puhkama, spaasse, tuba 2, romantikapakett, kõikide massaažidega tahan maksta, mitte siis sularahas, tahan maksta siis kaardiga. Aga nüüd mul on uhke lahe kaart, kus on digieurot peal. Aga see tähendab seda, et seda maksevahendit peab ka aktsepteerima see hotell siin. Aga see peab aktsepteerima kõik nagu asutused. Ja see on nüüd probleem, kuidas siis tagada seda, et kõik asutused ja ettevõtted ja kaubandusketid siis jõuavad kaasa mingi digieuro asjaga. Aga kui nad sellega kaasa jõuavad, siis Euroopa Keskpank on veelgi rohkem sidunud kogu majandust euroalatsoonis digieuroga, kus kõik on kätt jalgpidi seotud digieuroga. Muidugi see jõud sellest, ma muidugi, siis need inimesed, kes on mulle kirjutanud, et mõned päevad viimastel päevadel, kui on see rohkem kuskile jõudnud sotsiaalmeediasse digieuroga, on ka rääkinud sellest, et nüüd kõik Euroopa Keskpank ja kõik asutused saavad 24/7 jälgimisvõimaluse inimeste tegevuse üle ja kus sa maksad, mida sa kulutad, siis selle peame rahutada, et nad teevad seda niikuinii. Selles mõttes, et sellega ei muutu mitte midagi. Et ei saa midagi hullemaks minna, mis on ju piisavalt hull. Sest et, selles mõttes, teil on 2 jälgimisseadet taskus kogu aeg. Pangakaart ja mobiiltelefon. Ja inimesed on oma mugavuses andnud oma privaatsuse tegelikult ära. Selles mõttes, et kui te pangakaardiga maksate, siis on täpselt teada, kus te maksite, mis kellaajal, mille eest, ostite te kondoome, ostite, ma ei tea, mingisugust mikahäis. Aha, ja siis pankur teab seda. Pankur teab ka valitsus raudselt ja teab ka kapo ja kõikide riikide asutused. Ja ilmselgelt, kui nüüd, ma ei tea, Silver Kuusik näiteks, tal on naine Tartus ja ma ei tea, läheb komandeeringusse Narva, käib õhtul Selveris ja ostab endale 2 pudelit vahuveini ja 2 pakki kondoome, toome näiteks. Juhuslikult, komandeeringus. Saab Riigikokku 2027. Aga see ongi, ütleme, kogu see kampaania ja debatt ja asi käibki selle nimel, et võtta vähemalt 2, kui mitte 3 mandaati, siis on juba aasta aega läheb mööda, on kohalikud valimised, Tartu linnapeaks peab saama, ise te võitlete, ma ei hakka ütlema nimesid. Muidu lähen tülli, vaata, hemma kumma poolega. Vaheldus pane tasa olla. Et meil on 79 omavalitsust, Tallinnas me ei võida kindlasti, aga me võime võita vähemalt pooltes omavalitsustest, eelkõige maapiirkonnad, väiksemad linnad.
aga see on kohalikud valimised, on vaja kohalikud valimised ära ja siis kõik juba hakkavad tegema kampaaniat Riigikogu valimisteks. Ega see aeg läheb nii kiiresti tegelikult, et kui mõtleme, et siin alles olid Riigikogu valimised, aga täna on juba 7 kuud möödas või 8 kuud. 8 kuud on möödas praegu, et varsti on aasta möödas ja siis tulevad uued valimised, järgmised valimised. Lõpuks see trall hakkab jälle kiirelt minema, et see praegu, see aasta lõpp ongi rahulikum periood, sest kui jäävad on juba eurovalimiste kampaania, siis kõik mõtlevad kohalikele. Aga seega su vastus küsimusele, et ega ta otse midagi ei mõjuta, aga see on pika vinnaga mäng, et mõjutada järgmiste valimiste tulemusi. Ütle Jaak, kuidas käib selline lobitöö nüüd suurel tasemel, et me Tartus just konservatiividena oleme sellise suhteliselt arusaamatu rohepöörde vastu reeglina. Või selle poolt on raske olla, sest meil ei ole nagu loogikat selles, et on nii, et kui täna on Reformierakond, Isamaa ja sotsid on Tartus koalitsioonis ja kui ma räägin kõik peale sotside, kõik vennad omavahelises vestluses, sain Toomas Kapiga sain vetsus kokku, vend ütleb, et kurat, et see on õige asi, et mille eest te võitlete. Isamaalane kohtume temaga kuskil tänaval, vend ütleb mulle, et jah, et me oleme ka täiesti vastu. Aga et saalis see käsi läheb ikkagi täpselt nii, nagu keegi on ette pannud selle mantra, et täiskasvanud inimesed, kõigil on selline individuaalne aju otsas eelduslikult, aga et mis juhtub suures saalis inimese ajuga, et ta nagu see kollektiivse lollusega läheb kaasa, saamata või omamata ühtegi reaalselt töötavat argumenti. Need samad korduvkasutatavad nõud, millega hakati toitlustaja tahistama. Vaatasin ühte teadustööd. Selleks, et korduvkasutatav nõu ennast ära tasuks, mõnel juhul tuleb seda 200 korda pesta umbes. Kuskil 15-20 pesu korda ja see nõu on kasutuskõlbmatu reaalsuses. Et siin ei ole mingisugust nagu loogikat. Või on need elektrituulikud või tähendab need tuulikud või elektriautod või mis iganes. Et tegelikult kõikide nende puhul me nagu näeme loogika puudumist. Et ütle, kas nüüd Euroopas sellises suures saalis olles täheldab samasugust tendentsi ja kes on need reaalselt huvitatud osapooled, kes siis täiskasvanud inimestesse, kellel meeldame, et on samasugune loogika võime olemas, numbreid vaadata ja näha, et kes on need tüübid, kes lobistavad Europarlamenti? See on selline, vaata, nii kompleksne küsimus. Et alustame valla linna volikogust ja jõuame Euroopa Komisjoni välja. Aga kui me otsime ühist läbivat joont, mis inimesi mõjutab, on loomulikult isiklik mugavus ja ahnus. Mis tihti vaigistab sellise kriitilise meele, sest et kui endale muidu elu hästi ja palk jookseb ja ka järgmised valimised tulevad ja tahaks siis kah saada tagasi ja kui ma hakkasin praegu liiga palju ise mõtlema ja midagi ütleme, et mulle see ei meeldi, siis sa järgi parteidistsipliini ja see on iga erakonna puhul, pean ütlema. Kõikide erakondade puhul on loomulikult omaette väärtus, on distsipliin. Meil ka. Lihtsalt võib-olla erinevus on see, et ütleme, meie see distsipliin edab seda, et me ajame nagu mõistuspärast rohepoliitikat. Et keegi ei ole sellele vastu, kui meil on rohkem parke ja puid ja nii-öelda loodussäästlikku metsamajandust, aga me ei ole hullud. Me saame aru nagu balansseeritusest. Me peame aru saama sellest, et metsatööstus peab ka ellu jääma. Inimesed vajavad tööd, me peame väärinema puitu, me peame ikkagi nii-öelda saama eksporti, me saame riigieelarve tulusid. Et me ei saa lasta metsal mädaneda. See on lollus. Samal ajal me ei saa kõike maha raiuda, sest siis enam 30 aastast metsa pole. Ehk siis sa võtad ühe korra, võtad jackpoti välja ja siis nälgid. Aga seega me ei ole äärmused. Me ei ole embekumba äärmused. Et me üritame balanssi leida. Balanssi immigratsiooniga. Balansseeritus sellega, et võõrtööjõud on okei, kui me suudame kontrollida selle osakaalu rahvastikust. Kui me suudame tagada, et nad peavad õppima eesti keele. Ma ei tea, see kõrvale põikena, kui eesti keelt on raske õppida. Ma olen mitu korda täitsa rõõmuga nagu vaielnud ja debateerinud mormoonidega. Teate, USA-st need noormehed, kes tulevad üle maailmaga Eestisse usku levitama. Ja mina olen mormoonide raamatu läbi lugenud kunagi. Huvi pärast lihtsalt, et mida nad õpetavad ja seega võib-olla ma oskan nendega vaielda. Ja nad 6 kuuga õpivad eesti keele ära. Täitsa viisakal tasemel, ma ei tea B1 tasemel. Ja nad saavad sust aru ilusti, oskavad rääkida, aktsendiga aga väga ilusti. Eks inimesed, kui tahavad, neil on siht ees kuulutada nende jaoks jumala sõna ja see motivatsioon on nii suur nende jaoks, et nad 6 kuuga õpivad ära tulla Eestisse missioonile. Siis nagu kuulutada usku. Ja ma debateerin nendega, aga väga viisakad, intelligentsed inimesed, muidugi ma lõpuks ütlen, ma ei usu sellesse, mida teie usute. Et ma ei usu sellesse, et inimene, ma pärast räägin eraldi sellest mormoonidest, see ei puutu asja. Keda huvitab nii rääkida.
aga lõpuks meil on balaseeritus, et võõrtööjõud, ma ei tea, esimese maailma riikidest, oskustöölised, infotehnoloogid, see on okei. Kui nad sulanduvad keskkonda ja on piisavalt väikses mahus, et nad ei mõjuta meie rahvastiku tasakaalu. See on normaalne. Mitte me ei toeta lihtsalt odav tööjõudu, sellepärast, et Bolt teeb sõrve nipsu, me tahame odavat tööjõudu saada, kes on umbkeelsed idaslaavi riikidest, eks ole, ja sulanduvad kohe Vene ühiskonda meil siin. Et seda me ei taha. Aga üldiselt inimestel on kahjuks selline mugavus ja selline isiklik karjäärism. Kui räägime lobigruppidest, Europarlamendis on palju lobigruppe, seal on inimesi, kui seletada nagu inimkeeli arusaadavalt. Ütleme, on väga palju, on sadu asutusi, need NGO-d, eks ole, ja need MTÜ-d, kes esindavad mingite ettevõtete huve. On tubakatootjad, on, ma ei tea, autotootjad, igaüks tahab saada mingisugust asja omale poole nihutada. Ja loomulikult põhisummad käivad muidugi Euroopa Komisjoni tasemel, sest Euroopa Komisjon on algataja. Europarlamendil õnneks ei ole seadusloome algatusõigust. Ehk siis Europarlament ei ole klassikaline parlament. Et ta ei ole nagu Riigikogu, et Riigikogu liige teeb valmis seaduse eelnõu, annab sisse menetlusse ja kui see tõesti võetakse vastu, see on uus seadus või seadusmuutus. Europarlament see teha ei saa, õnneks, kuigi nad väga tahavad. Ja me muidugi ei toeta seda. Aga Euroopa Komisjon on see, kellel on algatusõigus. Ja Euroopa Komisjon saab ikkagi nagu mudida tugevalt siia sinna poole. Umbes sama asi, ma ei tea, Pfizeri kokkulepe. Et ikkagi see, kui Ursula von der Leyen omab isiklikku vestlust Pfizeri tegevdirektoriga WhatsAppi sõnumitega ja lõpuks tehingusummaks 72 miljardit eurot, et aastani 2026 osta vaktsiine, siis me võime ju hakata hindama, kas see oli lihtsalt naiivsus, kas see oli paanikahetk, et me kõik oleme kohe suremas viirusesse, meil on vaja kiiresti saada vaktsiine, või oli see natukene käed kleepusid kah endal, ikka 72 miljardit äkki, mõni tuhat ikka kukub taskusse, eks ole, leivarahaks, vorst leiva peale saada. Et see on niisugune oletuslik, aga sõnumid on kadunud, kellegi neid pole ja samas jällegi küsimus see, miks sellises olukorras Europarlamendi enamus on vait. Ja ma arvan, et isegi küsimus selles, et need oleks kinni makstud seal, et kuulge, et me enam igale ühele 78 miljardist, igale ühele me 2 miljonit eraldi taskusse, olge vait. Ei, see on mugavus. See teema kadus ära, jäi niimoodi. Tahaks saada tagasi valituks kah, mis siin ikka, et läks jah. Külmladu näiteks, 3 miljonit, oli vist 3 miljonit eurot, lendas Terviseameti külmlagu vastu taevast. Reformierakonna ministri juhtimisel. Keegi ei vastuta, samas Reformierakonna saadikud istuvad kukulitrukis. Aga vaata, kui väike on inimese hind. Et Europarlamendis, eks ole, sissetulek on tõus paar korda suurem kui Riigikogus, aga Riigikogu liige rahuldub sellega, et see baas 4000 eurot on sul olemas, pluss õnnelikud kuluviitsed, ja kõik ka vait. Tead, lasta olla, et kui ma hakkan liiga palju siin, eks ole, mögisema meie ministri kallal, mine tea, äkki partei juhatus tõmbab pärast liistule ja ütleb, et järgmistel valimistel pole nimekirjas. Ja jällegi, 4000 euroga on nii ostetud. Korras. Ja see ei ole mingisugune, ma ei tea, lepinguga, ma ei tea, korruptsioon. See on mentaalsus, see ongi inimese nagu odav hing, eks ole, et ma parem ei olegi vaja. Ma ütleks, et kui kedagi kiita, kes ei ole niimoodi minu mõttes kes on näidanud ja tõestanud, et ta ei hooli sellest, on Ruuben Kaalep. Päriselt ütleme, et ma ei ole taga nõus roheküsimustest tihti näiteks ja metsanduspoliitikas, et ma olen rohkem võib-olla pragmaatik, kes tahab ka metsa töödelda, aga balansiga jällegi, siis tema on väga roheline. Aga inimene, kes ei kartud vastu minna, ma ei tea, fraktsiooni arvamusega, ajab oma joru edasi, teda ei huvita kuluviitised, teda ei huvita ka lõpuks palk. Ja ta läheb Riigikogus minema, sest ütlebki, ma ei kandideeri kah. Ja ütleme, selliseid inimesi on väga vähe. Paganama vähe, kes ütlevad, teate, ma võin ukse taga kinni panna ja lähen metsa elama. Aga enamus kahjuks inimlikult juba volikogu tasemel on, ütleme, kui vaatame vallavolikogu taset, eks ole, mis saavad vallavolikogu liikmed komisjoni töö eest 30 eurot kuus, 40 eurot kuus. Sõltub vallast, jah, eks ole, te olete rikkad, eks ole, siin Kulda linnak, siin muidugi te maksate kuldate üle oma volikogu liikmed, aga selleks on distsipliin. Aga Tallinnas saab näiteks Tallinna linnavolikogu liige 2 korda kuus on istung ja ainuüksi volikogu liikmesuse eest on, mis oli 50% riigi keskmisest palgast. Umbes 700 euri kuus, kukub taskusse ja vaadake neid tüüpe seal istumas. 79 volikogu liiget on Tallinnas, kohe, ja muidugi väga napp koalitsioon.
ja enamus koalitsioonist nagu mišad, pole probleemi. Nad on rahul sellega, kui nad saavad järgmistel kohalikel valimistel jälle linnavolikokku, et saada see 700 eurot pluss tasuta parkimiskoht on Tallinna linnas volikogu liikmetele. Ja müüdud. Ja pole probleemi ajada rohe, jura, kaevata Tallinna linn üles. Mina ei ole vastu linna tänava remondile. Mul on ka, ma elan igapäevaselt, eks ole, pean elama Tallinna kesklinnas, mul laps käib lasteaias seal. Ja mul ei ole probleemi, et me kaevame pool Tallinnat üles kesklinnas. Tänavad remontida, trammiteid on vaja, ma olen nõus sellega. Ma ei kobise. Aga ma kobisen selle peale, kui ma näen, et 2 nädalat mitte ühtegi töömeest pole tänava peal. Et kuulge tüübid nagu päriselt nagu. Et kuidas nagu võimalik on, et me teeme nagu pool aastat teeme ühte tänavat korda. Et lihtsalt Poolas tehti kiirtee 2 aastaga valmis Saksamaa ja Varssavi vahel. 2 aastaga, 4-realine, täis. Ehk siis töö käis. Aga see ongi jälle, inimesed ei kobise, sest et 700 eurot pluss parkimiskoht on piisav selleks, et tuleb piisavalt vait, et saada tagasi volikokku. Ehk siis üldiselt on inimeste selline, et vahel on ka mingit spekulatsiooni, kus on, ma ei tea, antakse 3 tilka saatanale verest ja on ära müüdud oma hinged ja inimesed on nii odavad, et kahjuks need enamus on nõus lipitsema selle nimel, et olla seal volikogus 30-40 euro eest või parkimiskoha eest. Jah, Karl, sul kohe. Väga hea, et sa Euroopast räägid, me siin kohalikku teame, aga mind huvitab eelkõige euro suhtumine Ukraina sõjasse. Kaua jaksab Euroopa toetada Ukrainat nii sõjaliselt või majanduslikult Ukrainat sõjas nii-öelda Venemaal või jääb see ainult Ameerika toetada? Et kaua see nii-öelda, eelkõige nüüd Europarlamendi vaatest valimiste eel, mis nad nüüd suudavad sinna panna, sest ega Eesti ei suuda nagu Ukrainat ära kaitsta. Et selleks peab ikkagi Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, kes iganes nii-öelda sinna raha matma ja ka nii-öelda tehnikat andma. Tegelikult kõige suurem probleem on ju siiamaani olnud see, et oma nii-öelda... Liiga hilja, liiga vähe. Jah, liiga vähe. Liiga vähe. Hoitakse nagu seda rindejoont ühes paigas ja Venemaa vastu ei ole lihtne saada. Kaua see võib kesta? Teine teema on Gaza-sektor, mis Euroopa, need on 2 nii-öelda praegu nagu teemadega. Aga räägime meile lähemast. Me lõpetame siin mis suurema tüliga, alati on inimesi, kes ütlevad, et araablastel on õigus. Aga ma loodan mitte siin. Igastahes, okei. Seda on ausalt teada, ma eeldan. Jah. Aga tõesti ausus inimestele ei meeldi. Et vaata, see probleem ongi sellega, et ei, ma räägin ausalt, selles mõttes, et ma ei muretse selle pärast, et osadele ei meeldi, et kõige hullem on see, kui sa kõigile üritad meeldida. Siis see meeldib mitte kellelegi. Okei, Venemaast. Tõsi, reaalsus on see, et kogu Ukraina sõja otsustab USA. Kogu sõja. Selles mõttes, et me võime siin võimelda ka see pea peal. See on niisugune jällegi, vaata, see on niisugune tunde küsimus emotsionaalselt, et kui palju abi näiteks Eestist või Lätist või Leedust on olnud mõistlik ära anda, samal ajal hoides ikkagi solidaarsust ja niisugust toetust, et me oleme teiega. Et alati see balanssava leida. Et tihti minnakse nagu väga nagu, see on see psühholoogiline probleem on see, et tihti minnakse jällegi kumbagi äärmusesse. Üks äärmus on minu jaoks täiesti ausalt, on inimesi, kellele meeldib, aga mulle ei meeldi, on Ungari. Tänaseks. Ma olen Orbaniga paar korda kohtunud, väga sümpaatne inimene, oma riigi asja jääb ta väga hästi, rahvusvahelises mõttes, ütleme, on väga keeruline kaitsta oma liitlast, kui see liitlane ei hooli sinust. Ja sinu probleemidest. Näiteks Poola-Ungari vahel, väga selgelt. Muidu on kõik täpselt ühte jalga astuvad Venemaa küsimuses laiali. Ja nüüd nagu, ma saan aru, et sa võid alati öelda, et minu riik on suverään ja me teeme, mis tahame, võidki teha. Lihtsalt sa pead arvestama ka sellega, et sellisel juhul sinu suveräänne riik võib vahel olla ka, ütleme, ilma selle igavese liitlaseta, kelleks on Poola olnud. Nii see juhtub. Et kui teie nagu väga huvid lähevad vastuollu. Seega, ütleme, otseselt Ukraina aitamine ka väikeriikide poolt ei ole nagu moraalselt vale. Küsimus on selles, et mis on see julgeoleku hinnang, et kui palju sa saad enda tagant ära anda ja kui palju see tegelikku olukorda mõjutab. Ja loomulikult meie kahjuks seda suures pildis ei mõjuta. See, mis mõjutab, on USA. Ja USA suurim häda on loomulikult see, et 3 päeva vähem kui täpselt aasta pärast on USA's valimised. Praegu käivad debatid. Ja kogu USA siseriik vaatab oma valimistele. Ja tekib alati see tüdimus,
asjadest, nüüd on põhiliselt Ukraina, Venemaa on põhiliselt külmunud seal, et kumbki pool ei tee suuri edusamme. Aga probleem on selles, et venelased ei tee edusamme nii kaua, kui ukrainlastel on piisavat lahingmoona ja tuleb relvastus peale. Nii kaua, kui see olemasole püsib. Ja kui seda peale ei tule, siis põhimõtteliselt venelased tulevad massiga peale uuesti. Sest seal inimelu ei maksa krossigi. Aga USA on see, kellel on tegelik võimsus anda ja ka probleem on see, et nad alati on balansseerinud. Kusjuures lihtsalt mulle aprilliks, mul oli sünnipäev Leniniga samal päeval muideks. Aga Mart Laariga ka, nii et ma ei tea, kumb on hullem. Aga ja siis mul kaasa küsis, et mis ma sünnipäevaks tahan, mis sa alati võid raamatu kinkida. Aga ta ei oska raamatut valida mulle, noh. Siis mõtlesin nagu, et siis ma ise tahtsin mulle lingid vaata. Ja siis ma ütlesin, vali see, võta see. Ja on väga hea briti ajaloolase ja kirjaniku poolt kirjutatud, ta septembris andis välja, eelmise aasta septembris, eks kui pool aastal seda käinud. Eesti keeles nimega Häving, Owen Matthews, eesti keeles väga hea raamat. Siuke nii-öelda, alates, ütleme, alates 15. sajandist. Ütleme, ühine impeerium Ukrainaga, kõik asjad, ütleme, ajalooline doktriin, ühtekuuluvus, ütleme, ajaloost minnes tänases päeva ja kuidas asi on arenenud viimased 30 aastat, eks ole, ütleme, mõlemalt poolt, eks ole. Mis on olnud lääneriikide vead, Venemaa ambitsioonid, mis on nagu olnud suhteliselt väga hea ülevaatlik asi on selle raamatuga. Ja sealt raamatus, ütleme, näeb ka, ütleme, ütleme, selle nimedega nagu allikate, ütleme, kommentaarid asjadele, mis midagi juhtusid näiteks eelmine aasta kevadel. Ja kui te mäletate, siis märtsikuus, vähem kui kuu aega peale siis Vene agressiooni, poolakad nüüd välja. Me anname oma 29 Nõukogude MiG-hävitajat Ukrainale, aga me tahame asemele saada F-16. Mitte kõige uuemaid, aga need kasutatud F-16, mis on tasemel paremad kui venelaste MiG-id, aga et me ei kaotaks enda kaitsevõimet, mis on loogiline. Ja algused ameeriklased, et okei, 2 päeva läks mööda, Valge päev ei bloki ette. Kõik. Aga miks? Et väidetavalt, see soovib väga hea lugemine, lihtne lugemine, väga head allikatega, informatsiooniga, väidetavalt hiinlastega oli kokkulepe Valgel majal. Ehk et hiinlased ei annaks avalikult ega ka realistlikult relvastust venelastele, mis tähendab seda, et ameeriklased ei sekkuks väga aktiivselt sõtta. Et anname nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. Et hoida niimoodi, et päris venelased, ütleme, oli selge 2 nädalat peale sõja algust, et venelased ei rulli Kiievist üle, mis oli kõigile üllatus. Isegi ukrainlased ise eeldasid, et Kiiev langeb 2 päevaga, ei langenud. Et põhiliselt see oli üllatus, mis muidugi tagas selle olukorra, kus lääneriigid pidi hakkama paanitsema, et mida nüüd. Et kõik arvasid sellega, et okei, pool Ukrainat läheb ära nagu naksti, tekib sissi sõda ja siis lääneriigid vaikselt annavad relvastust peale, et käiks sees väike madin. Niimoodi, aga põhiterritoorium on kaotatud. Aga ei juhtunud niimoodi. Aga põhikokkulepe oli see ameeriklastega, hiinlastel, et selleks, et siis NATO, eks USA juhtimisel väga jõuliselt ei sekkuks sõtta, siis hiinlased ei sekku omalt poolt Venemaa poole peale. Ja mõlemad siis üritavad balansseerida olukorda, et see oleks enam-vähem nagu külmutatud niimoodi, et kumb pool ei saaks väga suurt edu. Ehk et ja samamoodi oli näiteks kauguma rakettile andmisega ameeriklastel. Jällegi oli hirm. Hirm selle ees, et ukrainlased saavad raketid kätte, hakkavad liiga palju laskma Venemaa sisemaad. Ja kui Venemaa sisemaad lastakse, siis see võib ehk provotseerida liiga kaugele ja venelased annab augu ees Moldovale või Lätile. Et umbes, et kuidas balansseerida niimoodi, et Ukraina ei saa kohe peksa, aga samal ajal, et ei oleks suurt meeletut võitu Venemaa üle, mis tekitab uue kaose. Et see ongi see balansimäng, aga ameeriklaste käes on see võti. Ja nüüd kõik sõlub sisepoliitikast, mis ameeriklastega saab. See probleem, sest Saksamaa peale ma ei arvestaks, Prantsusmaa, ütleme, antakse küll näppu otsa, aga mitte piisavalt. See on see, siin on probleem. Ehk siis on militaarabi, aga rahaline abi, rahalise abiga muidugi on Euroopa Liit võimekam, kõvasti võimekam, sest et raha trükkimine ei maksa midagi. See on lihtsalt nagu finantspoliitika reaalsus. Ja kes luges nüüd mõne päevad tagasi, oli Eesti Päevalehes suur artikkel selles, kuidas Fico, Slovakkia uus peaminister, koos Orbaniga ja nüüd ka EKRE on Ukraina rahalise abistamise vastu. Oli suur Herman Kelomehe artikkel selles, kuidas siis Euroopa asjade komisjonis Anti Poolamets koos Epleri ja Arvo Alleriga vist oli, hääletasid vastu see Euroopa Liidu siis pakett 50 miljardit eurot Ukrainale. Mis oli ka meil hääletusel oli kuu aega tagasi täiskogu istungil Strasbourgis. See käis enne parlamendis meil läbi, siis läks liikmesriikidele. Mina hääletasin selle poolt ja sellepärast, et ühtegi artiklit tuleks.
ma teadsin, minu hääst sõltub mitte midagi. See läheb läbi niikuinii, nagu suure enamusega. Lihtsalt ma teadsin, et kui ma hääletan ühte jalga meie AFD-ga või ungarlastega, siis meil on uus pealkiri sellest, kuidas me oleme nüüd Kremli-meelsed. Lihtsalt mitte tekitada mõttetut artiklit, kui sellest ei sõltu mitte midagi. See läheb läbi niikuinii, seega lihtsalt me jätame ühe artikli olemata, et keegi jälle ei saaks südamerabadust ja issakene jälle Ukraina vastu. Ei ole vaja. Aga muidugi, kui ma oleksin neutraalne selles küsimuses, sest et seal on 2 probleemi. Esiteks, selles 50 miljardist 33 miljardit on ette nähtud laenuna. Pikaajaline laen, mida justkui peaks tagasi maksma. Ja 17 miljardit on tagastamatu abi. Antakse niisama, et ülesehitamiseks. Ülesehitamiseks ma olen nõus, et jah, riik, mis on sõjas, mis on hävitatud väga suures osas, peab aitama üles ehitada, aga meile sobivale viisil. Ehk et mul ei oleks selle vastu mitte midagi. Kui me 50 miljardit anname kas või tagastamatut abi, eeldusel, et näiteks, ma ei tea, ühe väikelinna ülesehitamise hanked saab eeltingimusena Merko ja Nordeco koos 2000 Eesti ehitajaga ja meie töötajatega. Nõus, teeme ära. Ma olen nõus panema Euroopa Liidu raha, väiksem protsent ka meie raha muidugi sealt, sinna turule, siis kui meie ehitame. Ehk siis raudselt enamjaolt ei lähe ta kuskile vasakule, keegi varasta ära, meie inimesed saavad tööd ja meie majandus kasvab. Ja Ukraina ka võidab. Kõik võidavad. Ma oleks nõus sellega siis. Tänase päeval anda lihtsalt nagu justkui nagu on jah, muidu kontrollmehhanismid, et näed, me anname 50 miljardit, me peame saama siis raportit iga aasta, kuhu raha on pandud, kuidas kulutatud, aga mis see tagantjärgi aitab, kus ära varastatakse? No siis me peame tagantjärgi targad lihtsalt nagu ütleme. Ja ma ei väida, et kõike varastatakse, lihtsalt keegi, me ei saa eitada seda, korruptsioon on probleem seal. Tõsine probleem. Ja see ongi probleem, mis on psühholoogia inimestel tihti nagu selle Vene ja Ukraina teemaga, et noh, te olete kuulnud algusest peale tihti, et kui läks agressioon lahti, siis üks väide oli see, et see Ukraina ongi teate peesse kukkunud riik, korrumpeerunud, polegi seda vaja. No, mis järgi nagu okei. No asjaolu, et meil on Kaja Kallas võimul ja on ka korrumpeerunud veidi. No mitte küll nii nagu Ukrainas, me ütleme mitte Ukrainas, aga ikkagi on. Ei anna ju mitte mingisugust õigustust Venemaale öelda, see ongi korrumpeerunud Eesti, pühime minema. No kehv argument, eks ole. Ja teine asi, Venemaa on rohkem korrumpeerunud, lihtsalt seal on kontrollitud korruptsioon. Ja probleem Ukrainaga selles, et iga oligarh majandab oma oblastis ja on korrumpeerunud. Aga Venemaal on see vähemalt nagu, seal on struktuur, kuidas korrumpeeruda. Eks asi pole kaos. Eks siis ütleme, aga seega ütleme, öelda, et üks on korrumpeerunud, see õigustab justkui selle riigi ründamist, on kehv argument, kui teine on veel hullem korruptant. No ei vea välja, aga tihti see nagu tulenes sellest, jah, las ta olla. Ja teine asi muidugi, mis tihti jookseb, on see, et Ukrainat ei peaks üldse nagu abistama, sellepärast varastavad kõik ära. See ongi, ei tasu abistada lollilt, ei tasu anda sularahas, siis loomulikult selle vasakule. Et no kuulge, ma olen nagu kuskil oli ka üritus, et kui meil on saalis siin praegu 60 inimest, ma lugesin üle. Ma võin kihla vedada, ma võin peapakule panna, et kui on mingi jama meil majas ja tulevad suured lääne onud ütlevad, näete, siin on teile kas või, ma ei tea, 1 000 000 eurot. Ehitage Tartu ülesse. Aga me ei küsi, kuhu see raha läheb ja me ei tea, kuhu see läheb. Me usaldame teid. Hea silmade peal. Te ausad inimesed ju, hea vaim. Ma võin kihla vedada vähemalt, ma ei tea, 60 inimesed vähemalt 5 panevad seal 10 taskusse. Raudselt. Sest kui see raha on juba ees niimoodi, aga ta ei saagi teada. Äkki ei kontrolli. No mõtleme, 10%, 90% paneme õigesti, aga 100 000 siia sinna. Aga sellest saaks ju 2 uut autot. Et seega sa ei saa lollilt anda. Seda, mis jääb seda, et Ukraina peab aitama. Ukraina peab aitama kontrollitult, me teame, kuhu relvastus läheb, me õpetame nad välja, ütleme, et väga hea, sõdivad ühise vaenlasega, sest kui keegi ütleb, et Venemaa pole meie vaenlane, siis ma ei tea, riik, kes seadis meile 2 kuud enne Ukraina ründamist ultimaatumid. Et nüüd teate seda ju, detsembris 2021, mis oli Kemplus, Valge Maja ja Moskva vahel. Ei mäleta? Okei. Siis olid pinged juba kuhjusid, hakati vägesid koondama Ukraina piirile. No, lääneriigid lootsid, et see järjekordne õppus. Mitu aastat, piirilt tagasi. Keegi uskunud päriselt, nad lähevad nagu umbes 130 000 mehega Ukrainat valutama. No, ei olnud usutav. Aga siis hakkasid pinged kuhjuma ja kui ma õigesti mäletan, oli 16. detsember 2021 ehk umbes 2 kuud enne ründamist, kui siis Moskva saatis ametliku kirja Valgele Majale ja NATO-le, aga mitte liikmesriikidele. Eks nemad näitasid oma diplomaatiga, et need kõik üle NATO liikmesriigid on teate ju
ameeriklaste siin jalamatid. Et me nendega ei räägi üldse. Me räägime amidega läbi. Nemad on bossid. Me omavahel otsustame siin, kellega me räägime. Saati nõue. Selleks, et tagada siis, et ehitada üles uus julgeolekuarhitektuur Euroopas. No vaata, nad pidevalt ju kurdavad, selle üle on kurtud aastaid, et meil on vaja uut julgeolekustruktuuri. Ja siis ka vahepeal sakslased öelnud, jaa, me vajame ka läbi rääkima. Aga üldiselt sakslaste praktiliselt jutt on see, et räägime läbi, aga ära midagi tee. Et äkki kuidagi probleem vaibub ise ära. No ei vaibu, sest ega venelast ei unusta. Me tahame saada uut struktuuri. Ja mis selle pakkumine oli siis? 3 tingimust, mis oli ametlikus nõudes. Ja ma ei tea, kas nad päriselt uskusid, et see on tehtav või oli meelega see sisepoliitiline alibi loomine avalikkusele, et näete, me tahame diplomaatiat ameeriklastega NATO-ga, aga nemad ei taha, meil pole mitte midagi muud teha, kui ennast kaitsta ja parim kaitse on rünnak. No umbes selline loogika. Ja selle 3 nõuet oli, esiteks, mitte ühtegi NATO liikmesriiki ei tohi vastu võtta. Muidugi see suund oli Ukrainale, aga seal polnud öelda ainult Ukraina, vaid uusi liikmesriike Venemaa naabruses ei tohi võtta vastu NATOsse. Sealhulgas järelikult ka Soome ja Rootsi. Okei. Nõue. Teine nõue, ei tohi olla alalisi baase. Just kui NATO alalisi baase ei tohi olla uutes liikmesriikides, kes liitusid NATO-ga peale aasta 2004. Ehk siis Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, kõik need. Alalisi baase ei tohi olla. Ja 3. nõue, ühisõppused NATO üksustega võivad nendes riikides toimuda juhul, kui Venemaa annab nõusoleku. Väga usutav. Ja kõik 3 on sellised, no võta, no mis sa teed? Mine ütle nüüd Soomele, jätab Ukraina välja, okei, võib-olla Ukraina saame mingi kokkuleppe, anname muud, ma ei tea, garantiid, eks ole, anname relvastust, aga NATOsse ei võta. Aga ütle Soomele, et te olete olnud siin iseseisev riik, suurima reservarmeega riik terves Euroopas, 300 tankiga, andis veel 100 vana tanki Ukrainale eelmise aasta lõpus. Ütleme, et teie enam pole iseseisev riik. Nüüd Washington ja Moskva otsustasid, et teie ei saa isegi taotleda liiklusust. Sest see oli meie otsus. Ja siis põhiliselt NATO struktuur on läbi kukkunud. Põhiliselt vaba liitumist enam pole. Okei. Teine, kõik alalised baasid välja. Nii, alalised baasid. Mis on alalised baasid? Kes on NATO alaline baas üldse? See ei pea olema ameeriksed. Meil on siin rotatsiooni korras käib hävitajaid Belgiast, Taanist, Prantsusmaalt, kõiki. Aga alaline baas täna on see, et meil on baas, meil on umbes 1000 Briti sõdurit. No ja kõik me saame ju aru realistlikult, et 1000 Briti sõdurit ei lähe nagu Peterburi valutama. No see ei ole mitte kunagi olnudki, kõik saavad realistlikult aru, et see ei ole selleks, et valutada territooriumi, vaid sellepärast, et sul on nagu väga suur pikk roduriike, kes paaniliselt kardavad venelasi ja mitte nagu ilmaasjata, vaid seal on ka põhjus kantuken taga. Ja noh, see nii on, eks ole. Ja siis muidugi tuleb, ma võtan kohe uusi küsimus juurde, ma nägin tagantpoolt ja siit kõrvalt. Mis on muidugi inimesi, kes väidavad, et aga vaadake, mismoodi NATO esimene argument see, et väidetavalt NATO lubas Venemaale, et nad ei võta uusi liikmesriike nagu Baltikum ja Poola liikmeks. Väidetavalt lubati. Ja järelikult on siin ütleme nagu diplomaatiline nagu silmamoodus toimunud. Võimalik, et lubati, aga kui lubati, siis ainult suuliselt. Sest et ühtegi kirjalikku dokumenti pole kummalegi poole esitada. Ehk siis kujutame ette, ütleme, et kui venelastel on õigus. Näiteks aastal 1994 tõesti, kui räägiti läbi, siis peale Nõukogude Liidu vagunemist Jeltsiniga, et kui tõesti lubati näiteks, ma ei tea, Washington ütles, okei, me lubame, et kui te nüüd ei ründa siin Baltikumi ega muid riike Soomet, me ei võta neid liikmeks. Kui see tõesti lubati, siis okei, venelased. Tahaks näha lepingut. Lepingut pole. Isegi kui ameeriksed näiteks peisid ära selle ütled, aga alati leping kahepoolne. Rahvusvaheline leping. Lepingut pole. Ja see, kui teile öeldi suusõnaliselt, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, viinapitsi taga, et ärge muretsege tüübid, ei, nad saa siin NATOsse midagi. See ei maksa mitte midagi. Mis siis? Ise kui öeldi, me ei tea seda. Aga see pole mitte kuidagi siduv, see pole rahvusvahelise õigusega mitte kuidagi kohustuslik. See mõttes, see on lihtsalt suu soojaks öeldud. Ja teiseks, ise kui seda öeldi, see pole siduv ja mis on meie asi kaitsta, nagu ma ei tea, Venemaa seisukohta, et aga nad lubasid mitte vastu võtta. Ja mis siis? No, aga te lubasid, te ei ründa Ukrainat ka. Te andsite 1994. aastal Budapesti memorandumiga garantii koos Suurbritannia, USA ja Prantsusmaaga, Venemaa andis garantii, et Ukraina, te annate nüüd kõik tuumarelvad ära ja me tagame teie territoriaalse tervikuse. Täitsite lepingut või? Ei täitnud. Ja nüüd te rääkige midagi, et kuidagi suusõnadega kunagi mingi USA asevälisminister lubas teile, et te võtta uusi liikmesriike. Keda huvitab. Et lõpuks, see ei ole kuidagi meie mure lõpukohtus. Ja kui sa vaatad nagu need uusi liikmesriike, siis
kui me vaatame nagu Venemaa territooriumit, nüüd on see natuke muutunud, Soome nüüd liige, aga suures pildis pole muutunud väga, siis kui sa vaatad Venemaa territooriumid, siis kuskil alla 10% Venemaa territooriumist piirneb NATO-ga. Tõesti hirmutav. Et see kõik kogu argumendid on lihtsalt niivõrd naeruväärselt tihti, et kõik, mis üritada õigustada seda, et mismoodi meie oleme justkui siin NATO on sõjaõhutaja, hirmutaja. Ja viimane fakt, mis puudutab Ukrainat ka, mis annab jällegi alust öelda, et relvastuse andmine on õige, kui see on kontrollitud ja korruptsiooni vähendab. Ega me peame tagama, kui sõda läks lahti, 2 nädalat peale sõja algust, Kiiev saatis Moskvale, kuulge tüübid, me tahame rahu. Me näeme, et siin asi on pekkis omadega meil. Me oleme nõus olema neutraalne riik, me ei taha NATOsse astuda, me unustame selle ära. Kas Venese huvitas see? Ei. Kas eesmärk oli see, et iga hinnaga hoida ära NATO liiklusus? Muidugi mitte. Aga selleks tuleb lugeda, see raamat on väga hea kusjuures. Ja veel väga muidka raamatuid, kus saab aru, sest justkui sellest unistusest, et Ukraina, Venemaa on alati üks rahvus, üks keel, 2 venda, kes on lahku läinud perekonnas, nüüd peavad uuesti kokku tulema. See narratiiv on alati olnud selline kuidagi rahvuslik ajaloos, et siis muidugi sakslased ka, mul Austria kolleegid meil grupis ka räägivad sellest, et kuidas ikka Ukraina on kuidagi erikaasus. Et me ei saa seda arvestada nagu Eestiga või teiste riikidega. See on erikaasus. Ma ütlen, et meie jaoks ei ole. Kuna kui ultimaatumid ja ähvardused on ka meil koos Ukrainaga, siis see pole erikaasus meie jaoks. Ja meie jaoks on see, et kui te praegu siin üritada vaiballa peita oma probleeme, siis meil puudub igasugune kindlus, et kui meil on mingi jama, loodame, et ei ole, aga kui on jama, siis mis paganana partnerit ikka meil olete. Seega me ei saa väga arvestada teiega. Aga võtame tagant ja siis siit okei? Võtame korraga. Esi ma räägin kaasas ka. Esimene küsimus on sõjas kõige suurem kapital on liitkapital. Väga palju mehi on Ukrainast pagenud Euroopa. Ukraina on saanud sõjaväekutseid. Kas Eesti või muud on saatnud mehi tagasi Ukrainast, et nad läksid sõjaväekku ja rindele? Esimene küsimus ja teine küsimus on peale ühte seriaali. Et ma ei tea, kas praegu on see saanud punkt, kus Tšernobõli veteran on rohkem kui küüditanuid. Ja need, keda küüditi 41 ja 49 või neid, kes on Tšernobõlist läbi käinud. Ja siis, kui vaadates seriaali, siis tekkis endal küsimus, kui Euroopas peaks Tšernobõli laadne katastroof tulema, et mingi tuumajaam või nii edasi, Prantsusmaal või nii edasi, hüpoteetiline. Kas siis Eesti saadab täpselt nagu Nõukogude Liit terve hulk mehi seal tuhandeid, et seda likvideerib või mitte? Et kuidas Euroopa Liidus on reguleeritud? Ma vastan kohe, ma minutiga ära, ja siis paneme järgmise asi. Esimene inimkapital, ma läksin just teisipäeval lendasin Brüsselisse ja sama lennuki peal oli Liisa-Lee Pakosta. Juhuslikult. No me rääkisime juttu niimoodi, siis teemaks tuli Ukraina, et hakkas rääkima, me vaatatugi erinevad, et tema on siuke silmakappidega peas kõiki Ukrainale. Ma saan sellest naivismist aru, aga ma üritasin rahustada, et meie huvides on see, et Ukrainas annavad venelast tappa, aga kontrollitult. Et me teame, kui raha läheb ja et ka tava Ukrainani kannataks sellepärast, et nende komandörid ja juhid varastavad. See on meie huvi, et kõik võidaks. Ja siis ma küsin Ukraina sõdurite kohta, et see oligi, et ja probleem, ma ütlesin ka seda, ma rääkisin temaga, ütlebki, et ta kohtus Ukraina suursaadikuga ja tegi päringu, et kas Ukraina tahab neid tagasi saata. Ukraina pole saatud ühtegi ametlikku käsklust või palvet, et tagasi saata Eestist siia põgenenud 18–60-aastased mehed, kes peaksid olema seal tegelikult sõjaväekohustuse järgi. Ehk siis praegu topeltprobleem. Esiteks Eesti muidugi ei taha võtta initsiatiivi ja saata tagasi neid ise algatuslikult. Öeldes, et kuulge, et teil puudub õigus olla Eestis, kuna näete Ukraina seaduste kohaselt ei peaks olema Ukrainas. Kuna Eesti algatus pole teinud, siis kahjuks pole ka Ukraina öelnud, et austada Eesti valitsus, et meil on vaja uusi inimressursse ja teil on neid väga palju tuhandeid, me tahame tagasi saada neid. Seega mul see oli mõte, kus eile ja üleeile ma räägin ühes mõttes pikemalt, mis mul on kiri valmistatud, aga teine asi, ma tahan saada kokku Ukraina suursaadikuga. Pakkuda välja sellist lahket mõtet, kuidas ajate Ukrainat päriselt. Et kuulge tüübid, et meil on siin tuhanded inimesi, kes on põgenenud teie seadusi eirates ja aga ma kuulsin Euroasjade komisjoni esinaiselt Riigikogust, et Ukraina pole pöördunud abipalvega. Et ma soovitan teil ette võttes, et palun saatke tungivas kõneviisis abipalve, et palun tagasi saata inimesed, kes on rikkunud Ukraina seadust. Vastus esimese küsimusele. Teine, kui juhtub plahvatada midagi, loodame, et ei juhtu, siis liikmesriigid abistavad solidaarselt. Ehk siis on olemas küll, et kui on oht näiteks tervisekaitsele, siis liikmesriigid saavad ise, koroona oli üks hea näide, kus kui on oht avalikule julgeolekule ja tervisele, siis liikmesriikidel on õigus näiteks ise piire kinni panna. Ei pea ootama Euroopa Komisjoni head tahet.
mis tihti nagu ütleme, jääb inimestele ka on võib-olla jäänud võib-olla natuke ekslik mulje, et Euroopa Komisjon käsib laseb poob alati hommikust õhtuni, päris nii ei ole õnneks, sest ikkagi kui liikmesriigid tahavad, ütlevad, näete, siin on see punkt olemas ja vahel isegi eiravad neid punkte ja teevad ikka nagu vaja, kui nad julgevad. Seega, kui juhtub, teoretseerime, kui Prantsusmaal juhtub õhku lendama tuumaelektrijaam ja on suur reostus ja vaja koristada, siis põhimõtteliselt seal tegeleb Prantsusmaa valitsus, mitte Euroopa Komisjon. See ei puutu Euroopa Komisjoni asja. Prantsusmaa valitsus tõenäoliselt, ma eeldan, see nende valik muidugi, saab saata abipalve teistele riikidele, palun saata kiiresti ressurssi, näiteks, ma ei tea, koristusmeeskondi, päästjaid, et ma ei tea, evakueerida külasid, asju selles saastunud piirkonnas, aga see kõik on siis liikmesriikide omavaheline kokkulepe. Euroopa Komisjon saab koordineerida, aga Euroopa Komisjon ei saa öelda, et nüüd sellest liikmesriigiks nii palju, sealt nii palju, sealt nii palju. Et seda õigust ei ole. Jah. Ma tahtsin ka öelda paar sõna selle Ukraina sõja kohta. Et nüüd hakatakse nagu väsima sellest juba jutud käivad, eks ole, et hea küll, et see Krimm, et lasta jääda venelastele ja teeme kuidagi rahu ja umbes nii. Aga siin on kaks asja. Et üks asi, kui me ei oleks üldse Ukrainat abistanud, kohe esimesest päevast peale oleks lihtsalt käega nüüd las jamab ise. Aga teine asi on see, et kui me nüüd peale kõike seda moraalset ja rahanduslikku ja relvaabi, kui me nüüd järgi anname, siis mis sõnumi see saadab nii hästi Venemaale kogu maailmale, nii hästi Euroopa Liidu või NATO kui meie kõigi kohta, et otse öeldes, et igaüks on meile pähe kusta nagu ise tahab. Tegelikult. Kas ei ole nii? Et meil ei ole muud pääsu kui aidata võita. Enam ei ole muud valikut. Ja, vaat see on see nõus, ma ei vaidluste vastu, et kui juba on ligi 2 aastat vastu peetud ja on niivõrd palju ressurssi antud ja nii palju ütleme, ka rahasid toetatud ja poliitiliselt, siis no ütleme täna öelda, et tõstame käed püsti ja okei, mineme. Ja sellisel juhul nagu ütleme pool Ukrainat läinud. Mis on see võitud? Probleem on selles muidugi, et ütleme jällegi, et kuidas leida see nagu ratsionaalne kesktee. Et täna kõik lääneriigid ja ka Eesti, ütleme, poliitikud armastavad öelda, et Ukraina sätestab ise võidutingimused, rahutingimused. No muidugi, ütleme, ametlikult ei saagi midagi muud, ei tohigi öelda muud Ukraina rahvale, eks ole, et kui et võit on täielik terviklikkus. Krimm tagasi, Ida-Korea tagasi, kõik tagasi. Et see on täielik võit. Muidugi, päris nagu reaalsuses, tõenäoliselt, ütleme, küsimus see, et mis Krimmist saab nagu päris nagu de facto, mis muidugi ei tohi juhtuda, on see, et just, ja mis ma arvan, ka ei juhtu, et nüüd ma ei tea, NATO ja Euroopa Liit ja kõik siin ütleme nagu see üks pool maailmast tunnistaks Krimmi ametlikult Venemaana. See ei juhtu. Aga see, mis võib juhtuda Krimmiga tõenäoliselt, ma ütleks, ennustaksin, on see, mis juhtus 45 aasta Baltikumiga. USA pole kunagi ametlikult tunnistanud näiteks Nõukogude Liidu okupatsiooni Eestis, aga lihtsalt elati de facto niimoodi, et nii on, loeti parematele päevadele, äkki midagi juhtub ja juhtuski. Et sama asi on Krimmiga, et ametlikult ei saa öelda, et me nüüd ütleme, kes on, ei, me jätkuvalt see on annekteeritud ala, no ütleme, et nagu territooriumit ikka vaata, nii nagu ütleme, täna Jaapani ja Venemaa vahel pole rahulepingut, teisest maailmast saati. Sest et Kuriili saared, Jaapan ütleb, see on meie saared, neil on okupeeritud, meie silmi rahulepingut, kõik. Ootame paremaid päevi. Ehk siis, ja ka üldiselt enamus Jaapani liitlasi on nõus sellega. Aga see nii on lihtsalt. Sama asi Königsbergiga näiteks, ehk Kaliningradiga. Et on asju, mis jäävad külmutatud tsooni, ootamaks lihtsalt mingit paremaid hetki. Krimmiga tõenäoliselt nii juhtub, ma arvan. Sest et, ütleme, lääneriigid ja ka USA tõenäoliselt ei julgeks minna nii kaugele, et anda piisavalt relvastust ja abi, et hakata Krimmi tagasi võtma. Sest see viiks tõenäoliselt suure sõjani, veel suurema sõjani ja seda me ei taha jällegi. Et seega, et pigem leitakse mingisugune balanss ja ka ukrainlastele põhist tehakse lõpuks selgeks, et me praegu rohkem ei saa midagi teha. Üritame nüüd tagasi saada natuke Ida-Ukrainast tagasi territooriume ja siis muidugi, kui Ukraina kujutame ette, kui Ukraina suudaks nagu areneda normaalseks riigiks ilma korruptsioonita ja nende ressurssidega, mis neil maa sees on, 20 aasta pärast võimsam kui Venemaa kõvasti. Et see kõik nagu tuleviku mõttes on olemas. Küsimus see, et kuidas praegu ellu jääda, et need ka ressursid, mis on Ida-Ukrainas, et need jääksid suuremas osas jääksid Ukraina kontrolli alla, mitte Vene kontrolli alla. Sest ressursid maksavad, maavarad maksavad. Siis on nagu lootus tuleviku jaoks. Aga muidu ma olen mõttega nõus. Võtame siit ja siis on proua järgmine ja siis oli 2 ja siis oli jah. Siin tükk aega tagasi oli distsipliinist jutt, et siis tasuks Elva volikogust osa võtta, et sealt saab lihtsalt lõuga võib saada. Ma lugesin, jah. Aga see selleks, lähen asja juurde, mina kui ettevõtja. Kui paljud riigid hakkavad aru saama, et rohepööre on suur äri ja hakkavad sellest ka loobuma võib-olla. Ma lähen sellest ka edasi, kui Silver rääkis siin ka samamoodi rohepöördest,
toitlustuse juures, kus on taaskasutatavad nõud, asjad, kõik see peale surumine, mis hakkab meie väikeettevõtjaid lõpetama äritegevust. Ütleme nii, et riigid on erinevad. On riiki, kes võidavad sellest, kelle tööstused on kasumlikud rohepöördest. Ehk et kui me vaatame, et see on kasumlik äri, siis küsime, kelle jaoks kasumlik äri. Turbiinitootjad, päikesepaneeli tootjad, elektriautode tootjad, ütleme, ja suurimad lobistid on ikka suurtootjad. See, kas väike ettevõtte kuskil, ma ei tea, Prantsusmaa väikekülas peab nüüd panema oma veinipudelile ümber uue pakendi, et täita CO2 nõudeid. Kui ta on väiketootja, siis väga Prantsuse valitsus ei huvita. Noh, siin nii on lihtsalt, eks ole, et kui turuosa on väike ja küll ta ellu jääb. Et pole probleemi, tõsta natuke veini hinda ja saab hakkama. Küsimus on suurtes tootjates. Et kas praegu, ütleme, on saadud piisavalt aru ka nii-öelda siis suurriikide poolt? Ei, sest et hetkel pole siiamaani veel see reaalsus jõudnud. Ütleme, kõik asjad on juba pika vinnaga otsustamised. No kujutame ette sama see auto otsus, et praegu kõik liikmesriigid, seal Ungari ja Poola ja kõik Eesti olid nõus sellega, et aastast 2035 enam uusi bensiini, diislimootoriga autosid ei müüda, et päästa kliimat. Ja täna, ütleme, 2022 ja 2023 on seda lihtne otsustada, sest et see on pikk aeg, me ei tea, mis tulevikus juhtub. Aga kui see juhtuks nüüd, kui see oleks nüüd praegu, täna me räägiksime, et see oleks 2024 on keerustatud uute autode müük, siis tõenäoliselt me rääksime massirahutusi ja riigid ütleks Euroopa Liidule pikalt. Ei, me pole nõus selle plaaniga, sest et me räägime 10 000 töökohtadest, eksporditurust. Ehk siis praegu lihtne on öelda, jah, teeme tulevikus seda, aga samamoodi nüüd Belgia. Belgia pole ju enamus neid kliimanõudeid täitnud. Euroopa komisjon saab kirja jälle, kuulge, te siin olete jälle täitmata jättud midagi. Aga nii on lihtsalt, eks ole. Ja lõpuks see paratud reaalsuse, et see jääbki nagu venima mingid asjad. Mingid riigid lasevad üle ja siis ütlevad, et me ei saa seda täita ja et mina ei usu, et rohepööre sellisel moel, et 2035 enam ei tohi müüa uusi autosid bensiinimootoriga, ma ei usu, et see juhtub. Ebareaalne. Et täna me võime panda mingi ilusa plaan ja stsenaariumi. Samamoodi ütleme nagu Ukraina toetamisega, kus see oligi, et Europarlament võib panna ükskõik mis eesmärgid, ükskõik mis nõud, vahet ei ole. Aga Europarlamendil õnneks puudub see siduv hoob öelda riikidele, nüüd te teete nii. Kahjuks on see ka Ukraina toetamisega niimoodi, sest et Europarlamendil on väga kerge öelda, kiiresti tuleb aitada, relvastust rohkem. Aga Europarlamendis olevad sakslased mitte kuidagi ei saa mõjutada Saksa valitsuse otsust saada nüüd Bundeswehrist rohkem tanke. Seega parlamendis on hea lihtsalt ütleme, teha suurejoonelisi raporteid ja avaldusi ja kõnesid, kuidas me siin praegu kutsume üles tegema seda, ambitsioon peab kõrgem. Mis see maksab? Päriselt maksab. Ma olen Ukrainast kohtunud, kus eelmine aasta seda läks lahti. Ma korduvalt käisin Ukraina delegatsiooni, ma kohtusin nendega ja tõesti nad naiivselt lootsid, et Euroopa Parlamendi see koht, kus nad saavad kõvasti kiiresti abi, humanitaarabi. See tüüpidele vaadake, ma olen teie sõber. Ma olen nõus teiega. Mu enda sugulane, endine tädimees on Ukraina, elab Lääne-Ukrainas, ma olen külas käinud korduvalt. Ma saan aru, mis aga räägime nüüd nagu ausalt, ma ei viitsi teiega nagu jamada. Esiteks, Europarlamendist see abi ei saa, unustage ära. Te raiskate aega. Praegu te minuga istute teiste tüüpidega, siit ei saa relvastust, te ei saa abi. Fakt. Kui tahate praegu kiiresti relvastust saada, siis te peaks olema praegu Berliinis. Ja emotsionaalselt sakslastele taguma pähe, et näete, teil on siin ajaloolised kogemused sõjaga, me teame küll. Nüüd tasuge karma võlg. Te okupeerisite kunagi Ukrainat siin, eks ole, tapsite meie naisi ja lapsi, teie natsi-saksa vägi. Nüüd me tahame abi saada. Ehk siis, te peate seal olema praegu loobitööd tegema, mitte nagu siin. Või Pariisis või Washingtonis. Seal on päriselt otsus. Nende valitsused otsustavad, kui palju me saadame, mis mahus, mis relvastust. Mitte meie. Aga sest arusaamine oli nagu pikaldane, et ikka on see lootus väljaspoolt vaadata Euroopa Parlament, uhke suur asutus. Kui nemad võtavad vastu raporti, siis elu muutub paremaks. No ei muutu. Et igastahes, jah. Aga ma arvan, et lõpuks täis sellise moel rohepööre ei toimu. Küll aga selle aja jooksul jõuavad väga palju ettevõtted kannatada, sest mingi torm ikka karmistatakse ja nõudeid tõstetakse, mis tõttu väikeettevõtjad kannatab kõige rohkem. Kahjuks suur ideoloogidele väikeettevõtted nagu nii korda ei lähe, sest et siis Euroopa Komisjon tuleb välja. Umbes sama asi eraldi ette nähtud ju 70 miljardiline pakett sotsiaalseks kompensatsiooniks riikidele, kus rohepöörde tõttu siis teatud inimgrupid kannatavad. Mingid töökohad kaovad näiteks ja on vaja toetada, et nad päris nälga ei jääks. Ehk siis ütleme, trükime raha juurde, jagame jällegi nii-öelda riiklikult abipakikesi, et päris ellu ei jääks, et ära ei suleks. Aga jah,
seega väikeettevõtjal keeruline. Aga osas saadakse aru, sest et ma ei usu, et me oleme 2050 ainult roheenergia peal ja tuulikud pöörlevad ja päikesepaneelid salvestada energiat ja see on võimatu, tehniliselt võimatu. Sest me ei suuda salvestada terveks talveperioodiks kogu energiat patareidesse ja akudesse, sest meil on ressurss selleks. Lihtne nagu võtta. Sealt oli, sealt. Ja proua oli enne, võta proua ennem. Siis võtame, okei. Ja proua äkki, teeme. Ja, proua. Tere. Natukene naisterahva arvamust. Jah. Vahepeal läks küll teema Ukraina pealt ära, aga ma tulen natuke tagasi. No, tavaliselt öeldakse, et kui sa lepingut loed, siis loe see B-tekst läbi, sellepärast seal on tõde kirjas. Mina kui televiisorit vaatan, siis vaatan, kuulan, aga loen ka neid tekstuudiseid. Mis mind teeb viimasel ajal, eriti viimasel nädalal ammituks, kirbi väljaütlemine. Ameerika on oma abist ära kulutanud Ukraina aitamiseks 94-96%. Ma ei tea kahjuks, millise perioodi kohta seal. Tuleb Pentagoni teade. Ameerika, ühesõnaga Pentagon vaid peab vähendama oma sõjalist abi Ukrainale. Ja nüüd on minu süda natuke kuperdab, ma mõtlen. Aga kui äkki Ameerika ebaõnnestub jälle, nii nagu see oli 50-ndatel Koreas, edasi Vietnamis ja siis Afganistanis, mis siis saab? Palun, rahustage mind maha, et ma saaks öösel hästi. Ei saa. No ma rahustaks nagu sellega, et ütleme, varsti on jõuluaeg ja selle mõttes, et elame, et kui me päev korraga elame, siis ega täna pole ju viga, õnneks on rahu ja pommid ei lenda ja. Aga noh, ütleme meie suurim, no selle rahustamine, ma hirmutan siis ju, ma pidin rahustama. Tead, mis rahustab? Täna hommikul Vikerraadios, sõitsin siia autoga ja oli see väga hea saatejuht, kes laupäeva hommikuti Vikerraadios, Märt Reier. Väga sümpaatne inimene. Ja tegi intervjuud nüüd ametist lahkuva Kaitseliidu ülemaga, Riho Ühtegiga. Ühtegi intervjuud tuleb kuulata õhtul. Väga hea. Rahustav, stabiilne, kindel. Ütleme, muidugi ei vähenda kuidagi ohte ja ei ole naiivne, aga stabiilne. Ja mis ta ütles nagu väga hea lause, et mind häirib vahel see, et on liiga palju sõjahüsteeriat. Mis jällegi tohi olla teine äärmus, et me nagu unustame ära ohu. Et me jätame nagu, ütleme, et hakkame elama nagu siin, ütleme, viimased 30 aastat, kus me usume, et suured poisid kaitsevad meid iga hinnaga. Kindlasti keskmise Texase farmeri jaoks ühe, ei tea, Tallinna elaniku või Eesti põllumehe elu läheb nii väga korda. Nad kindlasti ei nõus tulema surema iga veretilga eest. Et see nagu naism, mis Eesti ühiskonnas on olnud, eks ole, et nüüd me oleme igavesti kaitstud, nagu Taavi Rõivase suur lause, mitte iial enam üksi. Pole vaja sul, eks ole, varjendit, pole vaja tsiviilkaitset, pole vaja sul õpetuskoolides, et kuidas elementaarselt, ma ei tea, AK-4 laadida, et kuidas metsas ellu jääda, kuidas süüa teha, kuidas peavarju leida. Ütleme, elementaarsed asjad, eks ole, mida võiks õppida, mida õpivad, ütleme, noored kotkad. Väga tublid. Et ütleme, on perekondi, kus on mõtlemist, kus on arusaamist sellest, et alati võiks kodus olla ka puuküttega pliit, mitte sõltuda elektriküttest, sest kui tuleb kas või suur lumetorm, on tuba soe. Ma teen maal endale praegust vanamaa koht, mul vanamaa suri mitu aastat tagasi ära, teen maamajakest. Kohe valmis, saab jõulukseks sisse. Ja mul abilised aitavad selle teeme, mul on topelt, mul on ka maaküttega, aga on ka olemas kaminahi ja puuküttega pliit. Veega on olemas täiesti normaalne vee, eks ole, sisse pääseks selle soe vesi kõik olemas, aga mul õue peal on vana 100-aastane kogu kaev korras. Lasin korda teha ilusti, vahepeal katki natukene. Puhas vesi tuleb, saab juua. Ehk et kuidas see nagu, kui laps saab piisavalt suuremaks, läheb noorkotkaks.
et ta vähemalt saaks nagu aru, mis seeni saab süüa metsas, mis ei saa. Et ära ei sureks, nagu loll saab ikka peksa. Et ta vähemalt ei oleks rumal, et ta peksa saaks. Ja see nagu, ja samal ajal ei pea siis nagu ütleme tõesti nagu siis ei ole põhjus ka hüsteeritseda. Hüsteeritsevad inimesed, kes elavad 2-toalises paneelmaja korteris ja kui elekter ära läheb, siis on bensujaamad kinni, poeda kinni, süüa ei saa, veevärk ei toimi, küte ei toimi, enam pole vanemaid kah kuskil maal, sest et kõik on maha jäetud. Vaat neil on paanika, hüsteeria ja see on kerge hüsteeriasse minna. Aga mis siis saab? Siis ma isegi ei muretseks mitte, ma ei tea, Venemaa pärast või muretsen nagu elementaarse, ma ei tea, lumetormi pärast või elektrikatkuse pärast, kus ta ellu jäävad. Aga Riho ühtegi intervjuu oli hea, siuke nii-öelda rahustav, et põhiliselt ütleb, et see, mida peab riik tegema, ära kisa ja ära karju kurja kaela, aga valmistu selleks, et kui hunt läheb lolliks. Sa tead, hunt on olemas metsas, ta on olemas seal alati, ta ei kao mitte kuskile. Aga selleks, et selle hundiga hakkama saada, ei tohi hundiga lepinguid teha, kus sa nad tilgad ära nagu Päts tegi, eks ole, oma pangandusega. Esimene viga. Teiseks ei tohi jääda venima oma ettevalmistustega. Nagu me oleme teinud siiamaani nagu 30 leti, kus 1940 pidi saabuma suurim relvahange Eesti Vabariigi esimeses ajaloos. Aga hakati alles tellima 1937, kuna vaatid riikides läheb natuke asi nihu, et Stalin on võimul, Hitler on võimul, kuidagi pinged kuhjuvad ja siis hakati mõtlema, et kuulge, peaks investeerima veidi. Aga see ei toimu üleöö, see võtab aega aastaid. Ja sama asi nagu Eestiga, et samal ajal ütleme, minu jaoks nagu ideaalne nagu näide, et mulle vahest soomlased ei meeldi, kui nad on alkoturistid Tallinnas, aga samas toovad raha, nii et ma lohutan ennast sellega. Aga mulle meeldib nagu soomlaste rahulik mõtlemisviis. Et sommidel on see, et rüsse. Võime äri teha. See ütleme, ma viimastel päevadel olen ka näinud väga palju kuskil avaldusi, et ikka kus Eesti peaks hoidma pragmaatilisi suhteid Venemaaga. Pragmaatilisi. Ja siis on see, et okei, tarkpead, diplomaadid. Rääkige mulle pragmatismist. Mis on pragmaatiline suhe? Ühe poolega, kes ütleb, et põhiliselt te peaks olema meie mõjusfääris. Me lubame teil kuidagi elada ja ingitseda, aga meie tingimustel. Kes ütleb, et me pole kunagi teid okupeerinud? See kõik on vale. Te ise liitusite referendumiga. Mis küüditamised pole kunagi olnudki. See oligi, ütleme, rahva vaenlast ära saatmine. Me andsime rahvale võimu. Ehk siis sul on, ja kes ütleb, et teate, et tahate siin sõjaõppusi korraldada oma partneritega, küsige luba Moskvast. Et väga pragmaatilised suhted kindlasti. Soomlaste see pragmaatiline suhe sai toimida ainult tänu sellele, et tulemus oli see, et neil on kõige tugevam jalavägi Euroopas. Aga pragmaatilised suhted. Ehk siis sul on võimalik, ütleme, ajada normaalsed pragmaatilised suhted, äri ei kunagi lõppe. Ega siis praegu ka, ütleme, Venemaalt voolab vajalik tuumakütus Prantsusmaale, sest muidu tuumaelekter ei töötasid. Nii on, eks ole, et lõpuks samamoodi, ütleme, ega terve sõja vältel on nafta voolanud läbi Ukraina Venemaalt Euroopasse. Sõda küll peetakse, tapetakse ja käib konflikt päris suur, aga samuti käib majandus edasi. Paraku kahjuks, nii on, eks ole, et mis me teha saame. Et seda me nagu eirata ei saa reaalsust. Et reaalsus on see, et ütleme, lõpuks iga sõda lõpeb. Iga kuidagi mingi rahu leitakse. Kas see sobib ühele või me ei tea. Aga elu läheb edasi. Aga probleem on selles, et mis tingimustel edasi läheb ja kuidas sa nagu valmistud järgmiseks probleemiks, et ega siis ajalugu otsa saa. Ega siis ühegi ajalugu otsa saa, et nüüd on sõjad lõpetatud. Alati on sõjad olema. Aga Eesti probleem ongi selles 2015-16, kui me tõstsime üles Riigikogus sama kaitsevarianti küsimuse. Mis pääsis Ukrainast tuhandeid inimesi, süütud inimesi? Sireenid ja varjendid. Nõukogude ajast, aga hoiti töökorras, toimivana. Et sul on olemas ventilatsioon, sul on olemas võimalik meditsiini viia, toiduvarustust. Ja siis pole neid lihtsalt. Ja siis tehti suures nagu paanika hoos, emotsiooni ajendil, et rahva näidata, Eesti valitsus kaitseb Eesti rahvast. Pandi, eks ole, seal ütleme Vabaduse väljaku, mis on all see tunnel, vaata, eks ole, pandi varjumiskoht 3 nurk, eks ole, siis pandi kohtusse varjumiskoht. No väga, päriselt, Talliskad ringi, eks ole, näed, on kuskil, eks ole, liftide kohad, eks ole, varjumiskoht. Ja mis see aitab? Kui me paneme selle 1000 inimest nüüd sinna alla tunnelisse, kas ventilatsioon on? Ei ole. Süüa on? Ei ole. Vesi on? Ei ole. Ravimid on? Ei ole. Midagi ei ole. Ja nüüd, kui küsitakse valitsuses 98 miljonit eurot 4 aasta peale, saad aru, 4 aasta peale, aastas keskmiselt 50 miljonit eurot, et taastada olemasolevad, eks renoveerida ja ehitada uued variandid, toimivad ja mida saab kasutada rahuajal parklatena, avalike kohtadena, et me ei raiska ruumi. Ja te teate, kui mitu eurot sai siis see plaan Eesti valitsuselt? 0 eurot, ei ole probleemi. Ja ma ütleks, et siis on tõesti nagu paanika lahti, kui tuleb sul päris probleem kätte. Mida me teinud oleme?
ja siis, kui ameeriklased ütlevad, kuulge, et me ei lähe, et sama asi, kui Ukraina sõda puhkes, siis sakslased mul AFD-st käisid kurtmas jube palju. Me ei taha 3. maailmasõda, me ei taha, et siin päris tuumasõjaks läheb, eks ole, et me kardame selle pärast, vaata. Mis siin aga vaata, mis see meile vahet on? Sest meie oleme samamoodi turul sellisel juhul. Kui teie sakslastena täna ütlete, et te kardate kõige rohkem tuumasõda ja te väldite iga hinnaga tuumasõda ja te nõus pigem midagi ära andma mingit territooriume, siis meie jaoks oleme ka peenraha teie jaoks. Mis see nagu muutub? Et kuidas see nagu ähvardus või see šantaaži loogika muutub? Sest lõpuks, kas Berliin on nõus minema tuumasõtta, kui Venemaa ähvardab Narva pärast? Ei ole. Lihtsalt, ärge tulge meil nagu rääkima sellest, et me peame nagu väga hoolima sellest nagu Venemaa ähvardusest, et muidu tuleb tuumasõda. Sest meil pole vahet, kas surm siin või Siberis. Selles mõttes olemuslikult ei ole vahet, eks ole, et see nagu meile ei ole selline nagu ähvardus, kui teile võib-olla on. Aga seega, kui see teile on ähvardus, siis ärme loo nagu mingit ilusat illusiooni sellest, kuidas me oleme käsikäes partnerid maailma lõpuni vikerkara all. Ei ole. Et lõpuks, et Eesti ainuke strateegia peab olema see, et meil on piisavalt nagu ise, sa pead lätlasi raputama, et nad investeeriksid koos Leeduga. Poolakatega hoidma häid suhteid, mitte neid mõnitama kuskil Euroopa Komisjonis LGBT asjade pärast. Sest Poola paneb peaaegu 4,3% oma SKP-st kaitse-eelarvesse. 10 aasta pärast Poola on tugevam kui Saksamaa. Ja siis sakslastel on mure, kui ajaloos esimest korda poolakate võivad teha sakslastel ära. Et Soome on piisavalt hea, et kogu meie regioon peab töötama nagu ühise kaitsena. Et lõpuks küsimus ei ole selles, et kas me võidaksime, ma ei tea, 3 kuud pikalt kesva sõja, tõenäoliselt mitte. Küsimus selles, kas me suudame 2 nädalat vastu pidada. Et siis maailmas teha piisavalt hädakisa, et kuulge tüübid, et meid tapetakse. Aga jah, see selleks. Jah, sealt. Mul tõesti prillidega, mõned prillidega maast. Sealt vist oli ennem. Tervist, jah. Jah, probleem on sellega, et e-valimiste puhul Paul Keres tegi ka analüüsi ja uuris kohtulahendeid asju suure šansiga, kui asi saaks üldse Euroopa kohtusse viia. Ja Euroopa kohtusse saab viia ainult 2 viisi pidi. Kas Euroopa Komisjon peaks ise algatama selle menetluse Eesti vastu, et Eesti rikub eks, ma ei tea, Euroopade õigust valimiste ülesehitamisel, mida tõenäoliselt ei tehta, kuna võimul ei ole siin Viktor Orban, vaid on Kaja Kallas, valgusejõud, seega probleemi nähta demokraatias. Ja teine variant on see, et läbi liikmesriigi, et kui rikutakse mingid Euroopa õigusteks ja Europarlamendi valimistel, siis sisuline šanss, ütleme, lootus, et see võiks jõuda Euroopa kohtusse, on see, kui nüüd Europarlamendi valimised ära, toimuvad e-valimised, siis peab olema valmis muidugi õigetel tähtaegadel, õigete avaldajatega, õigete kaebajatega, ilma igasuguste apsudeta, õiged avaldused algul halduskohtusse, Vabariigi Valimiskomisjonile. Siis valimiskomisjonist läheb see halduskohtusse, siis ringkonnakohus, võib-olla Riigikohus peab menetlusse võtma selle, et näete, siin on põhiseadusvastasus pluss Euroopa Liidu õiguse rikkumine, ja kui Riigikohus õigust ei anna, siis peale seda on võimalik teha kaebus Euroopa kohtusse ja see Euroopa kohus peab selle menetluse võtma. Ja siis ta peab hindama, et kas on Euroopa Liidu õiguse rikkumine. Probleem on selles, et suure tõenäosusega nad hindavad, et valimiste korraldamine igas liikmesriigis on liikmesriigi siseasi. Ehk et kui selle liikmesriigi kõrgem kohus on öelnud, et kõik on koššer, kõik on väga hästi, siis Euroopa Liitu see ei huvita. Mis on muidugi kaheldav, kui see toimuks e-valimised täna Ungaris. Ma ei usuks, et kui Ungaris Fidesz saaks 41,7% e-häältest, mida sai Reformierakond Eestis, siis Euroopa Komisjon ja Euroopa Kohus oleks väga rahulikud. Ütleks, et see on demokraatia, uued tehnilised vahendid. Ma ei usu seda. Seega probleem on poliitiline. Ehk et ma ei tea, kui kellelgi on, see pole üleskutse ja see pole mingisugune pakkumine valimissüsteemide mõjutamiseks, aga kui kellelgi on toredad tuttavad kuskil Sri Lankal või toredatel maadel või soojal saarel, kes suudaks tekitada olukorra, et e-häältest 95% läheks Andrus Ansipile, oleks väga tänulik. Sest sellisel juhul, ütleme, ma ei usu, et keegi alla neilaks seda üheski teises erakonnas, et 95% e-häältest läheb ühele kandidaadile. Aga praegu see raske näha nagu seda lahendust, jah. Küsimus oli suunatud ses suhtes meie optimismile, et saada 3 kohta. Jaa, õige. 2019 erakondades, ma mäletan, ma ise sain täpselt 2/3 oli paberhääli, 1/3 e-hääli. Küsimus on, kui palju varastatakse. Ja selleks, et seda mõju vähendada, et ütleme,
valimistulemus, see üldine valimistulemus lõpuks peab kuidagi, muidugi varastada saab ka ütleme mõistlikkuse piires, nii nagu Riigikogu valimistel. Ehk et üldvalimistulemus peab olema usutav eelnevate kuude kõikide reitingutega. Kui nüüd reitingud hakkavad imekombel aprill-mai tõusma, näiteks Reform äkki 25% ja 27% ja siis on jama majas. Kui nad püsivad jätkuvalt kuidagi nagu usutavad seal, ma ei tea, 17% peal ja siis tuleb äkitselt üldtulemus kokku tuleb 27%, no siis on juba, okei, siis võib-olla liiga usutav varastamine, et see pole nagu usutaval määral. Ja teine asi on see, et ma ei tea, kui palju seda saab nagu avalikult niimoodi öelda, et mingi paberhäältega, aga ma arvan, et meie valija, kes tuleb Riigikogu valimistel välja, valimisaktiivsus Riigikogu valimistel 63%, tavaliselt 63%. Ja meie valijad on keskmiselt, ütleme, 1/5. Siia-sinna reitingud kukuvad 20% ümber. Ehk 63% valijatest on umbes ligi 900 000 valijat ja kui me ütleme, et iga 5 valib meid Riigikogu valimistel, on see umbes ligi 250 000 inimest. Ütleme 200 000 inimest, 200 000, siis on umbes 200 inimest. Ja kui valdav enamus neist läheks Europarlamendi valimistel valima, sest mitte ühegi teise erakonna kõik toetajad ei lähe valima eurovalimistel. Need ei huvita see on kauge asi ja aktiivsus madal. Kui meie valijad läheksid valima, aga see eeldab muidugi meeletut ukselt uksele kampaaniat, üleriigilist kampaaniat, ülesõhutamist, siis 200 000 häälega võtame 3-4 mandaati. Pluss veel e-hääled, mida ei õnnestu varastada, eks ole. Et seal on oht olemas, aga küsimus ongi see, et see 3 on muidugi väga-väga optimistlik. Eeldusel, et tõesti varastada väga ei õnnestu ja üldreiting on madal Reformierakonnal, Eesti 202% peale ja Isamaa laseb ka õhu välja oma 25 pealt 15 peale. Siis on see võimalik. Aga 2 on realistlik, ütleme, et 2 on realistlik. Ja, siis. Tahaksin küsida just asja, et me näeme kogu aeg, et Riigikogus tõukab teie kaebused ja rõivib kogu aeg tagasi. Ja kui valimised on tõesti manipuleerivad, siis me oleme vist jõudnud mingi tee lõppu, et siin ei ole enam kuhugi minna. Jah, põhimõtteliselt siis on sul on üks partei, kes on tsementeeritud võimule, aga mitte küll ainu enamusega, aga piisavalt suure osakaaluga, et siis valida partnerid siit ja sealt ja keda meelitada või kinni maksta, kes on nõus sitsima võimul nende juhtimisel. Jah, see oht on täiesti olemas. Alati muidugi jällegi ütleme, küsimus ongi, ütleme, varastamise ulatuses. Et lihtsalt, ütleme, kui vaata igal inimesel on häid päevi ja morbiidseid päevi. Üks päeva sa mõtled, et kohe on sõda ja kohe on kõik läbi ja kohe me siin sureme nälga ja inflatsioon ja rohevööre. Teine päev jälle mõtled, tead, päris mustkatk see kah pole, kus iga teine suri Lääne-Euroopas. Et küll me edasi oleme, et see sõltub päevast. Helgematel päevadel jälle ma lohutan selle,, et 2021 kohalikel valimistel, me mõtleme 2019, Reformierakond sai kõvasti peksa. Võitis küll ametlikud valimised, aga ei opositsiooni. 2021 kohalikel valimistel me võitsime Pärnus selgelt, me võitsime Järva vallas, nii et me olime 25%, Keskerakond 25%, Reform oli seal kuskil 19 peal. Järelikult, ütleme, üle riigi kõikjal ei õnnestunud ikka väga palju niimoodi, ütleme, itimeestega nihutada, kui nad nihutavad. Et varastada võimalik ka usutavalt ja kui ütleme, kui vanajumal tahab ja loodusseadused lubavad ja kaardid langevad õigesti laua peale, siis alati on mingisugune lootus, et kuidagi ise kaldub õigel hetkel paremuse poole. Jaak, sa vist lohutab nii. Aga proua küsis ju, lohutage, et ma saaks rahulikult magada. Jah, et selles mõttes, et ma ei usu, et ütleme, maailma lõpp on käes, ega selles mõttes probleem nagu ühiskonnaga alati on see, et ega 34 aasta kah enamus Eesti inimesi vaatasid väga rahulikult seda, kuidas sul pandi üks võim pukki, eks ole, ja lõppes kõik valesti. No lõpuks jälle väga hästi, aga lõppes liiga hästi. Lõpuks liiga hästi, et inimestel tekkiski päriselt see nagu ettekujutus, et me laulsime ennast vabaks. Et Moskva tankid hakkasid kartma meie tantsu ja laulu. No, selles mõttes, et see rahvus nagu kindlusena on see oluline. Et sul on olemas selline nagu enesekindlus, ühtsustunne, see asi, et näed, sa eestaks ühe asja eest hoolimata sellest, kas sa oled homo või hetero, oled sa naine või vahet ei ole, maa või linna inimene, kõik on ühe asja, see on väga hea, see on positiivne ühiskondlik nagu vundament, mida peal üles ehitada asja.
enam ei ole, aga see ongi, ütleme, kuna siis asi läks nagu nihu natukene. Et siis tekkis sul see uus nagu röövkapitalism, eks ole, kus kõik võtsid, kust võtta andis, eks ole, ja kes ei maha, vahet ei ole, aga noh, siis tekkis see nii-öelda uus klassiühiskond. Ehk siis, kui sul endised kommunistid loovad Reformierakonna, siis eeldada uut poliitilist kultuuri, kus me oleme võrdväärsed, ma ei tea, Luksemburgiga, on väga keeruline. Sest ütleme, ega varas ei muutu ausaks äkki üleöö, kui ta võimalik varastada. Noh, see mõttes, et me ei saa eeldada uut poliitilist süsteemi, kui vanad kommarid teevad uue partei lihtsalt. Et see oli probleem, aga see algmõte oli õige ühiskonna mõttes. Et selles mõttes, et see rahvuskuuluvus on väga hea. Lihtsalt ei tasu ka muidugi naiivselt eeldada, et nüüd tankide eest kõik, tankid põgenesid, eks ole, meie laulukoore alt. See on nagu liiga naiivne uskumine. Aga kuna see läks liivõrd veretult ja ilusti ja armsasti, siis tekkis niisugune nagu helde moment, eks ole, kus nüüd kurjuse impeerium on igaveseks lagunenud, nüüd me oleme lääne ühiskond, nüüd me liigume Euroopa Liitu, see oligi suur eesmärk Euroopa Liit ja NATO, aga mis edasi? Aga mis nüüd suur eesmärk on, eks ole? Eesmärk võiks olla see, et ma ei tea, vähemalt 100 000 inimest Kaitseliidus. Eesmärk võiks olla see, et meil on, ma ei tea, samasugune, Iisraelis me jõuame rääkida veel kusjuures, aga et meil oleks samasugune, ma ei tea, kaitsevõimekus. Iisrael on 2 korda väiksem territoorium kui Eesti, meil oleks samasugune sõjaline võimekus nagu Iisraelil. Kuidas me suudame nagu juudid välja pressida ameeriklastelt, eks ole, igat veretilka ja siis ütleme, et aga käige võrgu, teeme, mis tahame. Et kuidas suudada riik üles ette niimoodi, et sa ei pea kummardama ei Saksa ega Brüsseli ees. Et see peaks nagu eesmärk olema, aga praegu pole seda eesmärki. Praegu see ütleme, jah, tead siin rohepööre ja päästame maailma kliimat ja maailma osakaal CO2-st on 4%. Inimesi soetud CO2-st 4% ja me päästame maailma. Et see ongi probleem, et kui sul nagu ühiskond on nagu alla moraliseeritud endiste kommunistide parteiga, pluss hullumeelse ideoloogiga, pluss täiesti nagu segase peaministriga, kes räägib, eks ole, õpetajatele, et kaitske automaksu, siis saate raha. Siis on nagu, ja see on ohtlik tendents, sest et siis on nagu väga raske inimesi motiveerida, et kui läheb jamaks, siis hoolimata valitsust ja peaministrist sa pead ikka kaitsma. Ega sa kuskilt ikka paremat maad ei leia, eks ole, kui see, olgu see peaminister nii kergemeelne, kui ta on, või lihtsameelne, aga nii ta on. Aga jah, aga ei, ma olen muidu optimist ikkagi lõppkokkuvõttes, et nii kaua hing sees, küll me siis hakkama saame. Tohib väikse repliigi. No ütle repliigi. Ja siin näiteks, et meie valimiste koha pealt oli toetuste koha pealt. Tegin Elvas 21. oktoobril laadal siukse allkirjade kogumise, et Kaja Kallas astu tagasi. Siukse teksti. 4 tunniga 140 allkirja. Järjekord oli taga. Meie toetus on praegu väga kõrge. Kusjuures toetus on kõrge. 4 tunniga 140 allkirja. Täna hommikul tulid uued Norstadi uuringud, mille kohaselt 68% toetab Kallase tagasiastumist, siis 55% toetab erakorralisi valimisi ja millist koalitsiooni helistate? Kõige helistav koalitsioon 25% toetusega on koalitsioon, kus on EKRE, sotsid, Isamaa ja Eesti 200. Ehk siis oligi erakond, kus pole Reformierakonda ainsana. Oligi nagu ainult see koalitsioon 25%. Ja siis Reformierakonna EKRE koalitsiooni toetab 3%. Ma ei tea, kus need tulid, aga 3%. Et jah, aga jällegi ütleme, igas demokraatlikus normaalses riigis oleks need erakorralised valimised täna. Kui sul on nagu selline usaldamatus peaministri vastu, alles 2 kuud tagasi oli uuring, eks ole, mille kohaselt üle 40% inimestest ei usu valimistulemusi. Et sul on täielik põhiseaduslik kriis ja siis ei ole hullu midagi. Keegi ennem sind minu meelest. Kas siin oli ka keegi veel? Ei olnud? Kuule pane. Jah, maadus. Või seda läheb segamini. Kes on Euroopa jaoks parim kus valimiste kandidaat? Neist saab võita. Sa mõtled Euroopa, kas Euroopa kui Euroopa Liit või Euroopa kui mõni riik või? Ei Euroopa Liidu jaoks on Biden. Kahtlemata, sest et Biden on kontrollitav ja sa tead, mis ta teeb. See oli 2020 oli sama asi, milline juubeldus käis Euroopa Liidus, kui Biden võitis. Võitis või mina ei tea, kas ta võitis, ma ei usu, et ta võitis. Ma olin valimiste öödel, ma olin USAs ja siis kell 2 öösel, kui läksid kinni Georgia osariigi ja üks osariik oli veel, lihtsalt häälte lugemine peatati 3 tunniks. Ja kui 3 tundi hiljem lahti tehti, siis protsendil vastupidi. Äkki Biden juhtis. Ja siis öeldi, lihtsalt oli mingisugune serveri rike siin häälte lugemisega, mingi tehniline jama, ei ole hullu midagi. Ja äkki selle teistpidi, tulge veel rääkima, et valimisi ei varastata. Et minu arust nagu see inimeste, võime rääkida pikalt sellest, kuidas
inimeste headus või naiivsus on niivõrd imeline, minu meelest, kui see kõik see energia koondada kuskile, ma ei tea, headesse asjadesse, ma ei tea, vähihaigete ravimisse ja jõuluvanadesse, siis ma jääks paradiisis. Aga see, kuidas nad usuvadki päris nagu austasse valimistesse, et me lihtsalt usu valitsust, et kõik on aus. No minu meelest see, et hull, kes usu valitsust, ära kunagi usu valitsust. Isegi kui meie oleme valitsuses, ära kunagi usu valitsust 100%. Sa kunagi ei tea isegi, kui kõige parima erakonna sekka satub, eks ole, hulle. Või vargad, või pätte, või valetajaid. Ikka võib sattuda. Ehk siis, et inimene, kes usub 100% valitsust, on ise nagu kergemeelne ja peabki pätte saama. Aga USA-s ei ole probleem. Muidugi pool riiki ei uskunud valimistulemusi, aga pool usub. Eestis, kui ma vaatasin jällegi, oli mingi küsitlus, kus paar päeva tagasi, kus on suur kallup Postimees. Milline president oleks parem Eestile? Kas Joe Biden või Trump? 75% Biden. Sa mõtled, ma ei saa aru, kust need inimesed tulevad. Mille poolest parem? Ütleme, kas lihtsalt räägib piisakamalt või on nagu kuidagi nagu, ma ei tea, et muidugi ta ei saagi väga palju rääkida, kui sa ise oled nagu kergelt juba selles nagu, ma ei tea, nagu kuidagi halvustada eakaid inimesi. Lihtsalt teatud puhul nagu eakatel inimestel tekib nagu meditsiiniline häire, milleks on, unustavad riikide nimed ära näiteks, ajavad sassi, komistavad treppide peal, eks ole, liikumisraskused. Et kas nagu päris nagu maailma suurima nagu armeega riigi ja NATO juhtriigi president peaks päris olema see, et ta ajab segamini Liibanoni ja Liibüa. Et ma ei ole kindel. Trump ei aja segamini, kuigi ta on samas vanuseklassis. Et seega minu jaoks Euroopa Liidu jaoks on Biden, ta on ettearvatav, teatav, ta kindlasti ei ähvarda USA välja viimisega NATOst. Aga Trump on ettearvamatu. Meie jaoks muidugi täiesti objektiivselt Trump parem, sest et ta ei ole ideaalne. Sest mõtlesin, nagu minister 2016 oli juba see, kui küsiti, aga kumba sa toetad? Ma olin kindel, Trump võidab. Ja see on osas segane. Aga pigem oli probleem selles, et kuidas on võimalik 300 miljoni elanikuga superriigis, maailma suurima majandusega riigis, on sul 2 kandidaati, Hillary Clinton, kes on korruptant, ja Trump, kes on tihti kloun. Ja see on su 2 nagu valikut. Minu arust see on uskumatu. Et kus on nagu, ma ei tea, Reagani ajad või isegi vana Bushi ajad, kus sul on nagu enam-vähem adekvaatne viisakas inimene, kes saab maailma asjadest aru ja üritab säilitada oma hegemooniat, mis on USA hegemoonia, mis on paratamatu, eks ole, ja kus me oleme ikkagi erinevate mõjugruppide vahel. Ja siis on sul äkitselt Clinton ja Trump. Aga ilmselt Trump on objektiivselt parem lihtsalt, et ta ei ole perfektne, aga tema headus seisneb lihtsalt selles, et ta ongi ettearvamatu ja ta ettearvamatu ka vaenlaste jaoks. See ongi väga positiivne, sest et viimase 30 aasta jooksul on olnud 1 4-aastane periood, kui Venemaa pole alustanud mitte ühtegi uut konflikti. Mitte ühtegi. Alates Tšetšeenias, siis oli Gruusia, siis oli Transnistriaga maadlemine seal Moldovas, Ukraina ja see periood oli 2016–2020. Ainus periood, kus oli Valges Majas inimene, keda sa ei tea, mis teeb. Sest väidetavalt oli ähvardatud Moskvad, et kui alustada uut sõda, paneme tuumapommi. Isegi ma arvan, venelaste jaoks on piisavalt hull, et sa kujutaks ette, sul on Valges Majas inimene istub, et mingi Ukraina või Eesti pärast paneks tuumarelvaga. Aga sa ei tea, kas teeb või ei tee, aga pärast teebki, kurat. Ja see ongi nagu positiivne hullumeeldus. Ja samamoodi, mis pani nagu Euroopa riike, mida tegi Saksamaa siiamaani? Paneme tuumajaamu kinni, võtame migrante vastu, teeme siin sotsiaalheaolusüsteemi, paneme raha siia-sinna. Ja samal ajal palusid, et ameeriksed hoiavad oma baase Saksamaal julgeolekuks, nagu see kaitseväena, pole probleemi. Ja siis Trump ütles, kuulge tüübid nagu, ma nüüd liigutan hoopis Saksamaalt baasid poole, poolakad on palju paremad, poolakad maksavad. Ja maksavad, nad ostavad USA ettevõtjatelt. Ja muidugi, kes väidab, et sõda on äri, muidugi on ärina. Kes tihti see on just etteheidevaate inimestele, kes siin, ma ei tea, et te siin tahate kaitseväe eelarvet kasvatada ja tahate teha investeeringuid ja oleme parem rahumeelsed, koos, armastame, ma ei tea, pragmatismi ja nii edasi, sest sõda on muidu äri. Kõik on äri, kõik on äri. Ma ei tea, McDonald's on ka äri, ikka sööme. Et mis see nagu kõik on äri, hommikust õhtuni on äri. Et lihtsalt küsimus see, et kes võidab ja kuidas me võidaksime sellest maksimaalselt palju, nii et me oleksime julgeolekuga ja samas meie majandus võidaks. Ja Poola. Ja siis oli Saksamaa paanika, et alustame läbirääkimisi, ärme viime seda väeüksust ära. Aga ja selle tulemusel oli see, et kuna Trump ähvardas, et kui ta maksma nüüd ei hakka, siis me tõmbame minema. Ja kohe kaitsekulud tõusid riikidel. Et lõpuks siiamaani oli see liu laskmine, mis on ameeriklaste puhul aru saadav, et miks meie peame maksma ja jubedalt hoolitsema Euroopa mingisuguse turvalisuse eest, eks ole, Venemaa, Hiina vastu, kui need tüübid samal ajal
võtavad vastu aastas miljon migranti, maksavad meeletut pensioni, sotsiaalhoolekannet, samal kui Ameerikas ei ole riiklikku pensioni, ei ole riiklikku arstiabi, tervisekindlust, mitte midagi pole. Ehk siis, aga teil on ja teevad kogu oma raha oma heaolusse, aga kogu julgeolek ja kaitse olgu meie peal. Vaata, mis mõttega nagu. Ja töötas. Ehk siis tuligi balanss, et USA ei lahku NATO-st, on see jätkuvalt hegemoonia, aga samas Euroopa maksaks ise ka. Aga siis tuli Biden jälle, no siis... Ja mis ongi nagu, seepärast nagu, Venelastel oli sellest nagu strateegiliselt õige kõik, sest et 2014, kes oli asepresident, kui Krimm ära võeti? Biden oli siis asepresident, eks ole, ja Obama oli president ja ei midagi juhtunud hullu, eks ole. Noh, tehti küll väiksed sanktsioonid, väike käeviibutus ei pole hullu midagi. 2008 Gruusiaga nähti ka ära, siis oli veel Noor Bush, oli veel president, ka midagi juhtunud. Aga kui tuli Trump, oli rahumajas. Sõda polnud. 3 küsimust veel. On jah, aga võtame. Siin oli Tõnu Kalja. Jah. Kaitseliit. Siis küsimus, et tegelikult räägitakse siin kogu aeg seda Venemaa tuumaohtu ja kõiki reaalselt maavägedega ründamist. Aga millest ei ole väga palju üleüldse, või kõigi peale ütleb, et üleüldse ei ole kuulnud mitte midagi. Aga tegelikult see, et ega see Venemaa ei ole monoliitne ja seda välisvaenlast otsitaksegi sellepärast, et hoida seda monstrumit koos, sest muidu nad läheks, ma arvan, ise omavahel tülli. Ja nüüd on küsimus selles, et kui üks moment see Venemaa siseselt kaane ära viskab ja tekib sisekonflikte, et kas on mingid Euroopa Liidu tasemel arvestatud ka sellega, et kui sealt nüüd hakkab mingid tohutu migrantide vool või pihta, siis ma arvan, et vajab, et Eesti piirgi selle survele vastu peab, et kui seal mingid kaupkaaslased, kurjaanid vahel madinas. Avalikult ei ole. Ametlikult ei ole arutatud seda võimalust, et kui tuleb meeletu migratsioonisurve Venemaalt, kui sealt tekib mingi sisekaos. Ma arvan, et luureasutused kindlasti on hinnanud selle prognoosi, et mis võib juhtuda siis, mis piirkonnas, kui palju inimesi liigub, millises oht. Et kindlasti on, aga see pole avalik info, nii et ma täpselt ma ei oska öelda seda. Teine asi seal, aga see on üks põhjus, miks, ja mis on ka, jällegi, et mis on arusaadav, et tihti nagu Eesti avalikkuses, kui me vaatame seda eelmise aasta veebruari lõpu meediakajastust, sõjaraportit Teet Kalmus ütleb, nädala pärast on moonad otsas, rakette pole, nädalaga hiljem, nüüd on kohe otsas, 3 nädalat hiljem, enam pole mehi. No, et ühes küljest see on arusaadav, et psühholoogiliselt kriisiolukorras, kui on oht ühiskonnale turvalisusele, ka Eestis oliks sama asi, tuleb sisendada rahu, kindlust, meelust, pole hullu midagi, väga hästi, vaenlane saab surma. Kõigil arusaadav. Aga kui sa hakkad ise seda uskuma hommikust õhtuni, et nii ongi, siis sa lähed ise nagu pette nagu kujutelema ohvriks ja hakkad mõtlema, et kohe ongi nagu kõik väga hästi. No ei ole. Alguses väideti seda, et iga kuu, mil Venemaa sõdib Ukrainas, pikendab meie aega aasta aega. Täna möödas 20 kuud kohe. Seega 20 aastat meil ei ole armuaega. Praegu realistlik hinnang on see, et Venemaa taastab oma sõjalise võimekuse 2-3 aastaga. 2-3 aastaga ajaks, mis tal oli enne Ukraina ründamist. Aga see on ka põhjus, miks muidugi ütleme lääneriigid ja eelkõige USA täiesti arusaadavalt ja mis võib-olla meile pole tihti arusaadav olnud, on see, et kui see sõda läheb liiga palju Venemaa sisemaale, siis mis juhtub siis, kui see läheb kodus mäsuks? Sest et kui seal tekib 20 väikest liiduvabariiki, kes pagana kontrollib tuumarelvi? Kes kontrollib migratsioonivoogusid? Hakkad omavahel sõdima tapma, eks ole. Siis on nagu täielik kaos. Et siis, kes on see, kellega sa läbi hakkad rääkima Venemaal? Et meil tuumasõda põhiliselt. Et see on nagu arvestatav hirm, mis on täiesti arusaadav, et kuidas balansseerida niimoodi, et Ukraina saaks peksa, kuidas lükata Venemaa võimalikult tagasi oma piiridesse, samal ajal tekitada uus staatus quo olukordaks, kus meil on balanss, me teame, et Venemaa on ja jääb, ega me sellest lahti ei saa. Aga samal ajal, et tekiks see uus jõudu tasakaal, et Venemaal ei oleks motivatsiooni uuesti rünnata, sest ta teab, et vastasel korral tuleb uus verine lahing. No pole mõtet, eks ole. Et mis on see nagu balanss, aga sellega päris mis juhtuks, ma arvan, keegi ei tea, aga kindlasti luureasutus on seda prognoosinud. Aga ma arvan, et see ei oleks mitte kellegi huvides, kui seal oleks lõplikult täielik kodusõda, kus tuumarelvad jalutavad, ma ei tea, alates kohalike oligarhide kätte kuni siis Lähis-Ida iraanlasteni ja palestiinlasteni ja nii edasi, et see on. Ja pluss me räägime meie immigratsioonist, eks ole, meie piirist, mis siin on. Et meie huvides oleks ikkagi see, ütleme, et saada kiiresti seal rahumaja, niimoodi, et Ukraina saaks maksimaalselt territooriumi tagasi, saaks oma riikat üles ehitama korruptsioonivabalt võimsaks majanduseks ja samal meie saaksime aru sellest, et see sõda pole viimane. Sõjad on alati olnud maailmas, jäävadki olema. Ja võtame... Teeme kaks kiiret küsimust. Üks repliik praegusel teema. Miski pärast väga vähe räägitakse tegelikult sellest Hiina rollist praegusel asjades. Ma olen ise olnud
aastatel 2013 kuni 2019 käisin Krasnojarski kaitsetööl. Suhtlen siiamaani rahvaga. Ja praegu on tegelikult Hiina on vaikivad majanduslikult uuraritest Kaug-Ida poole, tahapoole. Venelased taksed endale on kontrolli, ressurssitööd pole. Ja sellepärast venelane pressibki siia, et praegu on tegelikult see mäng käib Hiina-Ameerika vahel otsustada ära ja meie oleme siin vahepeal Täpselt. Absoluutselt. Ameeriklaste jaoks, ja ütleme, mitte ameeriklaste jaoks, vaid maailmast päriselt Venemaa ei olegi globaalne oht. Venemaa on regionaalne oht, eks ole, aga probleem on selles, meie oleme regioonis. Ehk siis kui me oleksime, see on meie häda, et kui me oleksime Lõuna-Ameerikas kuskil, siis ma täiesti mõistaksin nende inimeste nagu aru saama, aga mis me siin Venemaast jaurame. Nad ei ohustame. Küll aga ohustab Hiina. Hiina ohustab Eesti majanduslikult, Lõuna-Euroopat või Lõuna-Ameerikat üles osta rääkivalt Aafrikast ja mängib ka Lähis-Idas kaasa. Ja rääkivalt sõjaliselt. Et ütleme, me oleme võimekus kosmoses satelliite alla lasta ja võtta GPS-id maha, on ainult USA-l ja Hiinal. Ja Hiina on investeerinud viimast 5 aastat meeletult. Muidugi, et summad ei ole võrreldavad veel USA vab iga aasta $65 miljardit, Hiina vab praegu umbes $15 miljardit, 4 korda vähem. Aga on kasvanud ja siis tuleb kuskil kaugelt Venemaa ja Saksamaa mingi alla miljardiga. Hiina on võtnud kontrolli ressurssidest. Näiteks Baikali järve ümber pole enam venelastel mitte mingit sõnaõigust. Just. Absoluutselt. Ja sama asi, mis tekkis, kusjuures ma lugesin praegu andmeid, et numbrid, et alguses oli, ma vaatasin ise ka, pagan, et venelased nagu, nad lähevad nagu nendest samadest vaata sanktsioonidest nii nafta kui, naftal ei ole sanktsioone praegu peal, piirangud, aga on gaasil. Et panevad gaasisanktsioonist ümber, eks ole, et Euroopa pani embargo peale, okei, müüvad Hiinasse, Indiasse ostame ikka tagasi. Aga see, mis juhtus, lõid hinna alla, sest hiinlased, ega siin pole mingid altruistlikud, heatahtlikud venelastele. Müüsid 3 korda odavamalt. Ehk siis, kui muidu oli, eks ole, seal indeks oli kuskil $80 käes, 30-ga, rohkem ei paku teile. Aga te moel müüte. Euroopa turg on kukkunud, USA teil pole, midagi pole. Nüüd te peate müüma meile, aga me dikteerime hinna teile. Mis me ostame? See või mitte midagi. Eks ütleme, see hiinlased muidugi maasugud tõmbavad venestele muidugi korralikult nööri kaela, mis on meile jällegi muidugi kasulik. Sest mõttes ütleme, et see, et kas Eesti piir käib vastu Hiina müüri, on ta nüüd siinpool või sealpool, ega vahet meie jaoks pole, kas me ellu jääme. Et kas, aga lõpuks muidugi see globaalselt otsustavad Hiina ja USA. See on nagu, ütleme, samamoodi F-16 hävitajad, üle relvastuse andmine, et see on omavahel balansseerimine, et hoida nagu, seda kaant veel peal, et see õhku ei lendaks suuremaks maailmasõjaks. Keegi ei taha seda. Selles mõttes, et seal on, ja muidugi me ei tea, me võime spekuleerida kokkulepetes, mis räägivad ka Taiwani osas. Ütleme, näed, USA ei sekku piisavalt palju Ukrainasse, annab natuke piisavalt palju, et venelased ei okupeeriks Ukraina täielikult ära, siis hiinlased, ma ei tea, ei ründa praegu Taiwani näiteks ja ülejäänud Lõuna-Hiina mere regiooni. Võtame viimase küsimuse, palun. Mul oleks üks küsimus. Jaa, ikka. Vaata, seal oli siin siuke sõna Ukrainaga seos nagu pettekujutelmad ja meil on pettekujutelmad, et kui me saame nüüd Ukraina-Vene piirini jälle tagasi, eks ole, Ukraina saab, et siis on sõda läbi. Et aga kui nüüd öeldakse, vaata, et Vene kahurid, nende laskeulatus on 40 kilomeetrit keskelt läbi, kui nad on teisel pool piiri, nad panevad 2 meetrit teisel pool piiri oma kahurid üles. Ja kui see rindejoon on 1000 kilomeetrit, siis see tähendab, et 40 000 ruutkilomeetrit jääb ikka kahuri tule anda. Ja neil jätkub mürske aastateks, nii et see sõda võib venida veel. Aga muidugi, see kestabki, ega seal mingit, ütleme, nähtavat rahu ju, ütleme, ei saagi tulema praegu lähitulevikus. Ma ütleks, et me ütleme, see on küsimus, mida meie saame siin teha, eks ole. Ja ukrainlased või üle piiri vastu tulistada. Me tulistavad ikka kusjuures muidugi, kui on öelnud, et avalikult ei ütle seda, aga tegelikult panevad ikka venelastele ka mõnusalt. Et selles mõttes, et on asju, mida sa ei pea ütlema avalikult. Et jälle ütleme, et mingisugune, ma ei tea, Vene välisministeerium hakkaks kisama, et appikene ukrainlased tapavad meie lapsi, kuulge tüübid, et kes nüüd keda tapab päriselt. Aga mida meie saame teha, meie ainuke on see, ütleme, diplomaatiline toetus, võimalik poliitiline surve ameeriklastele, et hoolimata teie valimistest me ei saa seda asja kaotada, me ütlete liiga palju juba pannud sinna ressurssi, et hoida seda asja nagu seal vähemalt balansseerituna, et ukrainlased ei kaotaks positsioone ja meie asi muidugi lihtsalt ütleme, mitte hüsteeritseda, see sama asi ütleme nagu täna ka Reho ühtegi õige pointi välja, mis on varem ka toodud välja, et ega see, kui me ise mööda maailma karjume, et kohe on meil siin sõda,
siis me imestame, et miks ei tule välisinvesteeringuid, miks jookseb raha Eestist välja, miks ettevõtted lahkuvad. Siis milline loll tahaks oma, ma ei tea, ettevõtet luua riiki, mis on ju sõjas? No ei taha ju. Vaja anda kindlust. Me saame hakkama, aga see kindlus andmine tähendab ka seda, kui sul vaja tegusid selle taga. Et sa ei saa lihtsalt ütleme ka mingi võlts kindlust anda, et kõik on paremas korras ja samal ajal elame rahulikult edasi. Et tegelikult see on vaja see, ütleme nagu soomlased. Kosken korva ja korralik armee, eks ole, see on Suomen sisu. Et sul on vaja ikkagi valmistuda halvimaks eeldusel lootuses midagi ei tule. Väga hea, siis ei maksa midagi. Aga igastahes teate, homme on isadepäev ja palju õnne isadepäevaks kõigile teile. Aga see on ju see, isa on ju sotsiaalne konstruktsioon, ma ei taha kedagi diskrimineerida ega solvata, nii et palun vabandust. Daamid, härrad, teeme Jaagule aplausi, aga ärge veel ära mingi. Aitäh, Jaak, tulemast. Kuulge, lihtsalt üks kiire küsimus, kuna hääletamised on niimoodi poliitika üks osa, et keda tahaksite järgmisena näha? Kas Varro Vooglaidu või Leo Kunnast? Et tõstke käed püsti, kes tahaks Varro Vooglaidu näha? Tartus siin esinemas meie ees. Nii, ma loen hääled kokku ja demokraatia otsustab. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Oi, siin Varro võidab. Varro võitis. Varro tuleb järgmisena ja Leo tuleb ülejärgmisena. Aitäh, Jaak, veel kord. Aitäh teile tulemast ja siis anname juba teada nende kanalite kaudu, mida praegu kasutasime, et kuna Varro siis meie ees on. Aitäh!